tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Tambet Tasi, Kaamose turundus- ja kommunikatsioonijuht. Tere tulemast! Aitäh kutsumast! Tavapäraselt räägime karjäärist, räägime sellest, mis on sellest kaasa võtta, räägime turunduse tänapäevast ja turunduse tulevikust. Mis oli, Tambet, sinu esimene kogemus tööturul või üldse töö tegemises ja millal see oli? Vanust on juba nii palju, et see esimene kokkupuude sellise tööga, mis võib-olla kaudselt ka nagu natukene omas kokkupuudet juba selle turundusvaldkonnaga, kus me täna tegutseme, oli Tartu Kaubamajas. Ehk et minu juured on Tartus, olen sündinud ja kasvanud seal ja kuna mu ema töötas seal peakunstnikuna Tartu Kaubamajas, siis oli seal nagu vaateakende ja dekoratsioonide ja ütleme selliste kauba väljapanekute ja kampaaniate ettevalmistamisel oli ikkagi sellist operatiivset ja sellist lihtsalt praktilist abi vaja ja seal sai nii-öelda neid esimesi liigutusi tehtud, mis tähendab, mis olid plakatite riputamine, klassikaline oli tõesti vaateakende peal, mannekeenide isegi riidesse panemine, mingite dekoratsioonide püsti panemine seal. Et see oli selline nii-öelda esimene nii-öelda lõbus üheskonna ja eksperimentaalne võimalus nii-öelda kuidagi nagu seda maastikku teha, et ja eks seal tekkis ka mingisugused kogemused seal kõrvalt, kui õpetati seda samast, et kuidas peab ikkagi nagu valgus langema mingisugusele plakatile või mingisugusele dekoratsioonile, et siis ikkagi ilmselt seal mingisugune tunnetus ja esimesed sellised praktilisemad kogemused ka tekkisid. Nagu huvitav on see, et see on tegelikult ju kaudselt turundus. Isegi võiks öelda nagu täitsa otseselt turundus, et aken on ju reklaam, eks ole, ega see midagi muud ei ole. Ja tollel ajal oli see kindlasti, see oli üks nendest vähestest võimalustest, ütleme sellisel nii-öelda kutsuvaks teha siis oma seda kaubamaja, et vaateakendel oli tol ajal väga oluline tähtsus. Ehk et ja seal isegi kui ma ei eksi, siis nende vaateakende eest isegi anti mingisuguseid tunnustusi ja preemiaid. Täpselt ei mäleta, aga ilmselt see nii oli ja kindlasti see andis nagu ikkagi nagu panuse, eriti nendel kampaaniaperioodid olid need jõulud või olid need mingisugused muud allahindlusperioodid, et see kindlasti kaudselt oli see kindlasti juba esimene kokkupuude turundusega. Huvitav on see, et sa oled juba väga mitmes turundaja, kes on pärit Tartust. Et midagi Tartus on, mis on viinud inimesi suurtesse organisatsioonidesse, toonud Tallinnasse ära, et oskad sa mõelda, milles see oli? Kas see on see Tartu Ülikooli linna fenomen või? Alati et võib selle Tartu heade mõtete linnale nagu toetuda kaudses või otses mõttes, aga seal ikkagi ma arvan, seal on mingisugune selline ülikooli vaim, võib-olla ülikooli selline kultuuri on seal võib-olla rohkem olnud võib-olla kui pealinnas või ütleme niisugust vaimukultuuri ma pean silmas, et ma ei oska seda öelda, siin on nagu raske otsest seost tuua, et miks turundajaid on Tartust proportsionaalselt rohkem tulnud kui kuskilt mujalt, aga. Mis sa kõrghariduseks valisid ja oli see niisugune kindel valik või jälle juhus või? Ei, see oli ikkagi nagu selle ajastu nagu mingis mõttes nagu paratamatus, ehk et see oli ikkagi selline 90 algus, kui piltlikult öeldes ikkagi kõrghariduses olid kõige populaarsemad juura ja majandus ja ilmselgelt nagu kõik vaatasid nagu praktiliselt nendel kahel suunal ja minu valikuks sai siis nagu majandus, et mulle tundus, et see kutsumus sealpool on nagu kõige. No aga see tähendab, et sa tegelikult seal puutusid ka turundusega kokku, sest majandusteaduskonnas ju turundust õpetati ka.
õpetati jah, ja olid erinevad legendaarsed õppejõud ja esimesed nagu turundusraamatud ja õpikud, mille baasilt siis seda vundamenti laoti. Ma ei ütle, et need noh, nii-öelda täna enam nagu pädevad, aga noh, see ei olegi nagu omaette ette väärtus võib-olla tänases hetkes, aga ilmselgelt noh, nii-öelda kuskilt pidid kõik alustama ja seda teoreetilist põhja ikkagi sealt sai nendest ammutatud. Sa hiljem oled käinud ja teinud magistri ka seal, eks ole, jah? Jaa, olen teinud ka magistri, aga noh, see magistriõpe oli piltlikult olles, ma julgeks öelda ikkagi nagu kordusõppused, et kuna baka oli meil omal ajal 4 aastat ja siis ma tegin selle magistri mõned aastad hiljem, siis ikkagi ma ütleks, et ütleme, et seal, ütleme see oli küll ettevõtte majandus oli see magistriõpe, aga ma mõtlen ikkagi, et noh, et liiga palju uut selles võib-olla sellises praktilises plaanis ei olnud. No mis oli siis see esimene töökoht, mida sa nagu pead oma karjääri alguseks? Seal on selles mõttes huvitav taustat, et ma tegelikult majandusteaduskonnas lõpetasin 2 erialal, meil oli võimalik valida 2 eriala, see oli siis nagu rahanduspangandus ja turundus ja ma tegelikult olen lõpetanud nagu siis või kaitsesin oma kraadi hoopis panganduses ja tegin oma lõputöö teemal Eesti väärtpaberituru analüüs, mis tol ajal oli väga nii-öelda väga popp teema oli. No siis oli meil börs, eks ole, kus iga õhtul oli uudiste kõrval oli börsiuudised. Täpselt, Tallinna börsi teema ja siis ma tegin oma esimesed sammud hoopis krediidi valdkonnas ehk et töötasin laenuspetsialistina mõned aastad ülikooli kõrvalt juba ja siis ma olin ühisliisingus. Tartu osakonnas Tartu osakonnas ja sellise ärianalüüsi peal ja noh, nii-öelda tegelikult nagu turundusest nagu võrdlemisi kaugel. Aga siis selle praktika pealt justkui noh, nii-öelda tuli, mõtlen ikkagi nagu tol ajal oli see hästi traditsiooniline, et sellelt samalt ütleme siis kursuselt ja nendelt kursavendadelt ja kursaõdedelt ikkagi, kes noh, nii-öelda siis lendasid laiali erinevatesse Eesti ettevõtetesse, et noh, ikkagi hakkas jätkuvalt ka vanematkutel kursuselt noh, nii-öelda tekkis neid igasuguseid tööpakkumisi ja võimalusi ja kutsuti sellepärast, et ega seda noh, nii-öelda seda värsket justkui haridusmaastikult tulnud tänapäeva haridusmaastikult tulnud tudengeid, noh neid juba nagu krabati nagu juba kooli kõrvalt, ehk et noh see oli just see aeg, kus noh, ütleme, et mõtlen, et pangad arenesid meeletu kiirusega, on ju, telekomid kõik, on ju. Ja sealt mul tehti pakkumine siis tulla ikkagi EMT-sse. Aga siis Tartu osakonda või Tallinnasse siis juba? Ei, see oli Tallinnasse. Ehk et see oligi mul nagu selles mõttes siis esimene selline võib-olla samm. Ma olin ka vahepeal tegelikult nagu seda Tallinnas korra käinud juba tööl, aga see oli selline episoodiline. Aga siis oli jah, kui mind kutsuti EMT-sse ja asusin sellisele ametipostil nagu kliendisuhete juht. Juba ka 20 keskel on ju, jah? Ja see oli selles mõttes nagu hästi põnev väljakutse, sest me olime, EMT oli just käivitamas, noh see CRM oli nagu hästi kuum sõna tol hetkel ja ütleme selline üle ettevõtteline kliendisuhete strateegia loomine ja rakendamine, ehk et noh, nii-öelda selline kliendikeskusele võtsid ettevõtted, noh ütleme just esiteks sellised tehnoloogilise orientatsiooniga ettevõtted nagu Eesti mobiiltelefon tol hetkel oli, et noh nii-öelda toimus see switch, kus hakati keskenduma siis ütleme selle kliendile rohkem ja sealt tekkis siis
kõik see Lepatriinu bränd ja kõik see fookus võeti. See oli ka sinu ajal siis, kui sa seal olid, eks ole? Täpselt nii, et alustasin täpselt sel hetkel, kui justkui see nagu see pööre toimus ja ütleme see CRM-i või see kliendisuhete juhtimise strateegia oli üks sellest selline fundamentaalne osa sellest, et kuidas hakata siis nii-öelda justkui kliente nagu kohtlema ja milline peaks olema organisatsioon, kuidas peaks organisatsiooni nagu struktuuri ümber kujundama ja nii edasi. Aga kas see oli turundusosakonnas või oli see teises osakonnas tookord? See oli turundusosakonnas ja ütleme jah, et see juhtiv roll oli seal, et see oli nagu põnev väljakutse, ma ütlen, et kindlasti ma ei ütle, et ma tol hetkel olin piisavalt küps, et nii-öelda sellise kaliibriga asju seal nagu võib-olla juhtida ja arendada, aga ütke veel kord, ülimalt toetav meeskond, kasvule orienteeritud on ja ütleme, ma pean ikkagi nagu väga ennast selles mõttes õnnelikuks inimeseks, et nii-öelda tol ajahetkel ju tegelikult ütleme, need ettevõtted, mis olid siis, ütleme, räägime siin pangandussektor ja telekomisektor, mis olid otseselt seotud, ütleme siis selle väga otseselt seotud välisinvesteeringutega, ma pean silmas, ütleme, seal olid juba nagu Rootsi investorid, kes paigutasid siia ja tõid siia uuesti seda, tõid siia seda mõttemalli ja tegelikult see organisatsiooni kasv oli ka plahvatuslik, ütleme, see maailm ju arenes meeletult, nii see telekomi maailm, ütleme, see tehnoloogia areng pluss nii-öelda kliendi baas kasvas nagu pärmi peale ja ütleme, see kõik andis nagu võimalusi tegelikult ütleme siis, ma ei tea, katsetada, eksperimenteerida ja tuua nagu selliseid ja selle käigus ise nagu väga palju ikkagi õppida. Kas tehnoloogiat te juba ka siis hakkasite kasutama, ehk CRM-i oli nagu klassikalises siis nagu mingisugusel rakenduse peal või see oli rohkem nagu niisugune protsessi väljatöötamine? Pigem oli ta ikka protsessi väljatöötamine jah, et ütleme selline ideoloogiline lähenemine ja kindlasti me käisime ja kompisime neid rakendusi ka, mis SAS-id ja kohtusime nende erinevate ettevõtetega, kes pakuksid ka nagu selleks tarkvaralist tuge, ütleme nende protsesside toetuseks. Aga jah, ütleme, ma ütleks, et ikkagi need, ütleme, sellised rakenduslikud asjad ilmselgelt tulid nagu pisut hiljem, aga too oli pigem jah, ütleme selles mõttes sellise mõtteviisi juurutamine ettevõttes, ütleme, sest ettevõte ikkagi oli üsna tehnokraatlik ja nende tehnokraatliku mõtteviisi võib-olla siis muutmine selliseks kliendikeskseks. Sa tegid mingit teist tööd ka hiljem seal samas organisatsioonis või see oligi see fookus? Ei, see oli ikkagi pikk periood, see oli, ütleme, ma töötasin EMT-s 6 aastat ja selle aja jooksul siis nii-öelda seal ikkagi nagu need vastutusvaldkonnad ja nagu väljakutsed ka erinesid, et siis ütleme sealt oli selline lojaalsusprogrammi juhtimine, mis meil tol ajal oli, see oli erakliendi lojaalsusprogrammi juhtimine, mis oli minu õlgadel ja teisalt oli seal veel hiljem oli siis, ma keskendusin või juhtisin sellist siis ärikliendi segmendile suunatud turundust, et sa said mõlemat poolt kohe proovida, nii lõpptarbija kui äriklienti, jah? Kas sa tollel hetkel tundsid mingit erinevust või sa lähenesid samamoodi? Ei erinevus ikka oli selles mõttes, et need tööriistad, mida sa nagu kasutad, on erinevad, et ütleme sinna nagu just, kuigi ma ütlen, et eks seda tarkust oli võib-olla sel hetkel nagu võib-olla nagu vähem, eriti mis puudutab meediakasutuse osas, et eks ikka üritati nii era- kui äriklienti mõjutada võib-olla selliste klassikaliste massimeedia kanalite toel. Ja ütleme, tol hetkel ka kindlasti ma kujutan ette sellise brändingu ja reputatsiooni mõistes see kindlasti nagu aitas kaasa, taktikalisel plaanil seal olid kindlasti nagu võib-olla teised tööriistad. Mis edasi tuli, mis pärast EMT-d tuli, et kas sulle läheneti, hakkasid ise vaatama ringi?
ja instantsis ikkagi väga hea nagu selles mõttes nagu hüppeplatvormi või ütleme siis nagu sellise toe, et eks sealt hakkas tekkima neid erinevaid pakkumisi erinevatesse ettevõtetesse, et siis oli mul seal üks episoodiline lõik kinnisvarasektoris vahepeal ja sealt käisin ka korra jaekaubanduses. Maximas? Täpselt jah, see aeg jäi küll lühikeseks, sest noh, ma ütleks, et võib-olla see sektor tervikuna on nagu väga huvitav ja ma ütleks, et võib-olla see aasta, mis ma seal olin, et see oli nagu ikkagi tegelikult üsna nagu täis sellist avastamist ja õppimist ja tegelikult üsna palju selle sektoriga noh, nii-öelda sina peale saamist, aga see oli see aeg, kui turg läks nagu regressiooni, et ütleme siis majanduslangusesse ja noh, ütleme siis tekkisid seal noh, ütleme juhtide vahetused sagenesid seal ja noh, iga kord pidi nagu seda justkui seda protsessi seal nagu nullist alustama jälle. Et igal juhil olid seal omad ootused ja noh, ütleme selles valguses ütleme see aeg jäi nagu lühikeseks, aga ma ütlen, et ta oli kindlasti nagu põnev ja kindlasti nagu ma ütlen, et kogemused seal erinevate nagu noh, ütleme poeformaatide avamised, ütleme seal ikkagi nagu kuidas seda jaeklienti nagu mõõta, kuidas teda turundada, kuidas ikkagi nagu noh, nii-öelda saada seda inimest nagu kauplusesse, ehk et see oli ikkagi nagu noh, selline hea kogemus, ma ütlen. Aga noh, vaata see ka, et kas ta oli lühike ja pikk, et me tuleme, eks ole, ajastust, kus põhimõtteliselt eeldati siukseid pikemaid otsi, eks ole, 3+ aastat, siis öeldi justkui nagu on hea. Täna me näeme üha rohkem, et töökohti vahetatakse isegi tihedalt, on ju, noh. Ja see võib ollagi need erinevad aspektid. Üks on see, et juhid muutuvad, ega Maxima oli ju raske, tookord oli ikkagi Leedu juhtimine, eks ole, on ju, ja siin noh, see Leedu nagu ärijuhtimiskultuur siis oli kindlasti teistsugusem kui on praegu, ega nemad on ka ju lääne poole nagu läinud, on ju. Ja minu meelest vaata tänapäeval ka vahetakse, üks on see, et kas sa leiad oma koha, kas sa leiad oma siukse nagu noh, väärtuste baasi sama olevat, juhtimiskultuuri sama olevat, et me kunagi ei tea, kui me sisse läheme, mis meid ees ootab, on ju. Noh, Olerexiga on palju olnud turundajad läbi käinud, et ei leia seda nagu oma kohta seal või teine asi on see, et võib-olla sellel ajahetkel ongi sellist panust vaja ja hiljem ei ole enam, sellepärast et organisatsioon kasvab edasi, nii et mina nagu vaataks, et ikkagi ka see aastane, kuigi sa võib-olla oleks ka taht pikemalt, on tegelikult nagu väärtuslik, on ju, mõlemale poolele, on ju, et sa tõid mingi vaate sisse, nemad andsid sulle mingi vaate, nagu sa ütlesid, nagu jaekaubandus, et tegelikult on see ju positiivne. Absoluutselt ja ma ütlen ikkagi või olen kogu aeg olnud sellel arvamusel, et leedukad on väga head kaupmehed, eestlased on väga head pankurid. Ehk et justkui nagu ütleme sellised, nagu see leedukate kohta öeldakse, et nad on niisugune Nordic Italians. Ehk et nende lähenemine jaekaubandusele on mõnevõrra nagu selles mõttes intensiivsem, agressiivsem ja noh, tegelikult jaekaubandus nagu ikkagi tahab seda saada, nõuab seda. Et nagu lähenemine on selline aktiivsem, jah, sa ütled nagu oma olemus, et jah, see, kuidas nad nagu mõtlevad sellest, kuidas klienti kätte saada ja hoida, jah? Nad on impulsiivsemad justkui nagu selles mõttes, et noh, nii-öelda, et kui miski ei toimi, siis nad vahetavad nagu justkui nagu seda lehekülge nagu kiiremini, et noh, mulle tundub, et noh, nende, noh, et seda justkui nagu seda pööret hoida, siis nagu nad ei jää nagu piltlikult öeldes ootama seda tulemust, et noh, kui paistab, et sealt ei tule seda tulemust, et siis noh, nii-öelda teeme kohe mingi muutuse. Ehk noh, ma arvan, et see on õigustatud. No. Sa räägid nagu agiilsusest, et neil on juba siuke agiilsus sisse ehitatud. Absoluutselt, jah, täpselt, agiilsus on õige sõna. Ütle mulle seda, kas, mul on käinud, eks ole, jaekaubandusest sinna, noh, ka Maxima, eks ole, Jaanika Terasmaa, et nad ütlevad, eks ole, et või Enel Kolk, kes ka käis, oli, eks ole, jaekaubanduses mingi aja, et tema jaoks oli nagu üllatav see, et see kiirus, kuidas me nagu turundust peame tegema, et see on nagu kogu aeg nagu siukene rattas tegemine, et kui sa tuled teistest valdkondadest, kus noh, isegi ütleme, et võta EMT, mis on ka selles mõttes ikkagi telekommunikatsioon on ka selline pigem kiire, aga ta vist ei ole nii kiir nagu jaekaubandus on. Kuidas sinule see jäi nagu meelde?
ongi lõputud jaanipäevad ja jõulud ehk et need vahelduvad nagu väga, väga intensiivselt ja sinna vahele mahuvad kõik muud pühad, millele seda tarbimist nagu peale ehitatakse. Aga ja võib-olla see bränd jääb nagu selles mõttes nagu tahaplaanile, et noh, mis on sellele sektorile niivõrd nagu loomuomane, et noh, nii justkui nii see peabki olema. Aga mis on võib-olla selle sektori nagu võib-olla selles mõttes nagu traagika, ütleme just turundusjuhi vaatest on see, et ega seal üks pikas plaanis, ütleme, kui sa tahad nagu ehitada nagu noh, nii-öelda müüri, siis seal näppude vahele jääb natuke vähem. Ehk et noh, nii-öelda, et sellise nagu ütleme just nagu brändi ehituse ja ütleme sellise noh, nii-öelda pikema plaani elluviimisele, et noh, nii-öelda sa tahad jõuda punktist A punkti B ja selle näha seda teemat, et siis noh, nii-öelda siis mulle justkui endale tundub, noh, see on mu isiklik arvamus, et kogu selle intensiivsuse ja selle nii nimetatud osturalli taustal jääb see pikk plaan natuke nagu läheb nagu kaotsi. Ehk et noh, täna ka, kui me vaatame ikkagi seda jaekaubandusturgu, et noh, see on nagu tohutu konkurents on ju, ja noh, justkui nagu võitjaid ei ole, on ju, ja ma ütleks, et võib-olla see noh, mida ma ise nagu tunnetan, et justkui nagu ongi, et selline noh, esteetika seal taustal, ehk et noh, nii-öelda selline emotsionaalse eelistuse tekitamine mingisuguse jaekaubandusketi suhtes, et see hakkab nagu ära kaduma, et noh, nii-öelda. Aga noh, ma ütlen veel kord, see on selle sektori omapära. Ja noh, ilmselt see nii peab olema. See on nagu, võiks kirjeldada, et see on nagu siuke lõputu 100 meetri jooksva, et kogu aeg on nagu spurt ja noh, selles mõttes ongi raske nagu siukest pikka maratoni, et sa mõnes mõttes ju väsid seal sees kogu aeg, sest sa spurtima palju või? No täpselt jah, et see on ikkagi jah, et lõputu võidujooks ajaga ja nende tarbimispühadega. Aga kas mõnes mõttes on see jällegi nagu turundajale hea kool, et ta saab ka kiiresti andeks, et noh, ütleme, et sa tegid ära selle, see ei toiminud, aga on juba uus ja siis on juba uus ja siis on juba uus asi, mida sa saad teha, eks ole. Et kui sa noh, klassikalist võtame isegi MT-sugust, et sa tegid suuri kampaaniad, kui need ebaõnnestusid, on üldiselt väga valus, eks ole, et sa jälle planeerid suuri kampaaniad, noh, ta on praegu ka natuke muutunud, aga et kas see erinus oli nagu, et põhimõtteliselt sa said ka siis noh, kiiresti katsetada asju, jah? Sai katsetada ja noh, ütleme, mis minu jaoks tuli ka seal juurde, oli ütleme ikkagi võib-olla see kommunikatsioonilõik, et noh, mida mul justkui nagu varasemalt ei olnud, et noh, nii-öelda, et kuidas ikkagi ka nagu kommunikatsioonis kajastada ja noh, nii-öelda tuua seda PR-väärtust sinna juurde ja noh, nii-öelda ikkagi see. Aga ma olen jah nõus, et noh, ta on hästi oma loomult intensiivne, sa saad seal palju katsetada, mingis mõttes eksperimenteerida, aga jah, justkui nagu võib-olla see maratoni finiš nagu ei paista või no ütleme see, et noh, et justkui ühel hetkel sa saaks öelda, et noh, nüüd on see suur töö tehtud ja me oleme jõudnud justkui kuhugi välja. Aga noh, ma ütlen, seal võib olla erinev ka, et see on selline võib-olla, ütleme, noh, sõltub väga selgelt, millises kaubanduses sa oled, et noh, nii-öelda, et kas sa oled nagu siis noh, toidukaubanduses või sellises tarbekaubanduses või sa oled võib-olla nagu sellises rõivakaubanduses või ma ei tea, autokaubanduses või mingisuguses muus, et noh, eks seal ikkagi nagu need selged eripärad nendes on ja ma ei ütle, et nad nagu noh, üks ühele kattuvad. No see on arusaadav. Nüüd sa just mainisid, et seal rollina tuli sulle kommunikatsioon juurde. Kuidas sa tundsid ennast selles, et see on nagu hoopis selle teistsugune roll, et natukene rohkem avatud nagu näoga, eks ole, meedia poole, avalikkuse poole, pluss see kirjutav nagu pool seal? Jah, noh, meil olid nagu tugevad meeskonnaliikmed, kes aitasid seda rolli seal kanda, ehk et aga noh, ütleme jah, et ütleme selles mõttes ikka selles mõttes, noh, ütleme kogemus oli jälle see nagu ütleme samm edasi, et noh, et sa näed ära, et noh, nii-öelda milliseid vahendeid või noh, kuidas nende meediumitega, nende noh, nii-öelda lisanduvate meediumitega siis noh, mingisuguse eesmärgi poole püüelda või siis kuidas nagu pakkuda siis nagu sellele
traditsiooniliselt massimeedial nagu nii-öelda mingit tuge. Aga ma mõtlen, et kui sulle tehti nagu ettepanek selles mõttes, et noh, et vaata, et võtame nüüd turundusele lisaks kommunikatsiooniga, sa mõtlesid, et noh, et ma pole ju nagu teinud, et kas sul mingit kahtlust oli selle väljakutse vastuvõtmisel, et kas ma hakkama saan või noh, et või on see niisugune nooruse uljus, et noh, et mis seal siis on, teeme ära. Jälle taaskord nagu kõva nagu õppimine. Ehk et ei ole nagu kartnud seda väljakutset vastu võtta justkui. Ma ei ole ka pidanud selles valdkonnas ennast mingisuguseks väga suureks, noh nii-öelda, ma ei tea. Kurveeks. Ja kurveeks või ma ei ole seda nagu justkui nagu fundamentaaltasandil kunagi nagu noh nii-öelda õppinud. Aga noh, eks need läbi praktika tulevad need nagu kogemused ja noh, ütleme sealt ilmselt lased ennast ka ikkagi tegelikult nendel agentuuridel väga palju, kes sind toetavad, lased nagu ikkagi nagu harida ja selle pealt tekib ka mingisugune ikkagi väga selge noh, mingisugune kompetents ja siis nagu kindlus, et noh. Pärast jaekaubandust kuhu? Pärast jaekaubandust kindlustussektorisse. Kuidas see juhtus? Vaatasid Ekspressist kuulutust või keegi helistas ja ütles, et äkki tahad tulla kindlustusse? Ei, see oli kandideerimine ja IF kindlustusse ja mul on nagu see on nagu huvitav nagu mingi paradoksaalne teema on, et ma olen alati sattunud nagu justkui nagu mingites need vahetused on jäänud nagu mingitesse sellistesse kohtadesse, kus on, mis ootavad nagu, ma ei tea, mingit natuke sellist fundamentaalsemat muutust või avantgardistlikuma lähenemist või siis noh, ütleme ikkagi nagu ettevõtetel on olnud mingi raskus momente, et kui ma olen nendesse sattunud, siis on nagu justkui nagu ma olen pidanud hakkama nagu seda justkui nagu sealt noh, nii-öelda tulema sellest trepi kõige alumiselt astmet nagu üles ja kindlustussektor oli ka noh, nii-öelda kindlustussektori iseärasus on see, et noh, nii-öelda ta nagu liigub üldse majandusega nagu natuke nagu inertsis, ütleme. Et natuke, et see, kui majanduse raskusmoment jõuab kindlustussektorisse võib-olla seal ütleme sellise poole aastase viitega, siis noh, nii-öelda ka tolle ajal seal, kui ma kindlustussektoriga liitusin, ei olnud ka kindlustusel nagu võib-olla nagu kõige lihtsamad ajad või no ütleme ikkagi otsiti seda nii-öelda sellest sellist noh, uut hingamist, uut võimalust nii edasi. Ja see oligi nagu uus valdkond, esma noh, ka tundmatu valdkond kindlasti, aga mida päev edasi, mida aasta edasi nagu ta nagu muutus nagu järjest põnevamaks. Ütle mulle, kas ma mõtlen õigesti, kui ma mõtlen, et kindlustusvaldkond on tegelikult ju finantsvaldkond, see on riskide hindamine, eks ole, ja kalkuleerimine. Ja kui sa oled majandusteaduskonna lõpetanud, üldse majandusse läinud, eriti panganduse nagu selles on ju, et see on, et sa oled numbri inimene rohkem on ju, need kõnetavad sind rohkem, sellepärast mind huvitas, et kui sa kommunikatsiooni läksid, see on natuke veel stretch edasi, et kindlustus oligi sinu valdkond tänu sellele, et see on mõnes mõttes numbri valdkond. Kas ma mõtlen õigesti või? Jah ja ei, ma ütlen, et sest kindlustuse võib-olla selles mõttes nagu traagika oma selle valdkonna mõistes on nagu see, et noh, et ta on veel kraad ebaseksikam kui pangandus. Ehk et noh, nii-öelda, et kindlustuse peale ikkagi inimesed mõtlevad tegelikult noh, millegi sellise peale, mis on nagu necessity, aga ta ei tekita mingisuguseid emotsioone ja kui siis pigem negatiivses, sa pead kogu negatiivset stsenaariume mõtlema endale, eks ole, jah? Ja sa pead nagu ikkagi nagu, aga noh, seda justkui seda turvatunnet nagu inimesed nagu tahavad, aga noh, ütleme kindlustus tingimused ei ole kellegi mingi öökapiraamat ja neid tingimusi noh, reeglina inimesed ei loe. Aga ometigi noh, nii-öelda nad tahavad nagu seda turvatunnet saada ja peavad seda vajalikuks ostma ja nagu selle taustal noh, nii-öelda kui sa ostad midagi, millesse sa tegelikult võib-olla nagu ei väga ei viitsi süveneda, siis hakkab mängima tegelikult olulist tähtsust ikkagi nagu bränd. Ehk et see brändi tuntus ja see, et mis muudab sinu otsuse nagu lihtsamaks. Ehk et ja ma ütleks, et see on nagu selles mõttes kindlustussektori üks selline
turundamisel on see kindlasti üks selline, ma ütleks, et justkui nagu sihuke fundamentaalne argument, et noh, seal on kindlasti nagu noh, hind on kindlasti, mille järgi kliendid otsuseid teevad ja kindlasti brändi tuntus, ehk et see on, need on kaks aspekti, millele nagu klient tähelepanu juhib. Ma mõtlen, et kui sa siis läksid sinna sektorisse, et siis sa hakkasidki mõtlema nendest samades aspektides, et mis su väljakutse on, et teha see asi lihtsamaks inimestele, teha bränd tuntumaks ja bränd nagu lähedasemaks, et sa ütled ka turvatunde, et kuidagi tekitada seda, miks ta üldse peaks seda endale ostma, et kas need olid sinu jaoks need, midagi sa seda maratoni hakkasid siis jooksma? Ja kolmas võib-olla nagu ka väga oluline väljakutse, mis sellesse ajaperioodi jäi, oli ikkagi nagu selles mõttes digitaalne transformatsioon, ehk et noh, nii-öelda kui panganduse jaoks oli toimunud ära see twist tollel hetkel juba, kus noh, nii-öelda e-pangandus noh, nii-öelda oli oma täies ilguses, siis kindlustuses seda ei olnud, et seda kindlustuspoliisi ikkagi nagu osteti võrdlemisi manuaalselt. Ehk ma toon selle näite, et kui ma nagu kindlustuse tööle läksin, siis seal oli, kui ma ei eksi, siis meil oli 32 esindust üle Eesti, on ju. Füüsilist esindust, on ju. Ja kui ma sealt ära tulin, siis oli järsku 4 või. Ehk et noh, nii-öelda selle ajaperioodi sisse jäi siis tegelikult see, et noh, nii-öelda kindlustus ikkagi nagu tuli viia põhimõtteliselt digitaalsesse ostukeskkonda üle. Ehk et noh, kus täna me ei kujuta ette, et me läheksime nagu piltlikult öeldes kindlustust ikkagi nagu noh, büroost ostma. Või noh, ütleme sellisel erijuhtudel võib see nagu aset leida, aga noh, ütleme ikkagi see on juba täna ju võrdlemisi ebatraditsiooniline tegevus. Aga ja ütleme, see oli täpselt see periood, kus justkui nagu tekkis nagu ütleme see digiturunduse kasv, kogu selle kompetentsi kõver, kuidas ikkagi transformeerida masse nagu tõsta nagu ühest kanalist teise ja nii edasi, et see oli võib-olla see kolmas pool, aga jah, nagu esmanimetatud siis ka kindlasti see brändi ehitamine ja ütleme seal noh, ütleme selles mõttes, kuidas siis hinnakampaaniad üles ehitada või ütleme hinnale orienteerida. Kui palju sa tollel hetkel nagu toote arendusega tegelesid, et noh, et mis segmendile, missugust paketti, noh see nagu lõpuni muidugi ei mõtle neid kindlustustingimusi välja ja seda kalkuleeri, seda riskifaktorit seal, aga no tootearendus ja turundus on noh, ühest küljest nagu käsikäes, aga kuna see tootearendus keskendub väga palju ikkagi nagu riskile, ehk et toote noh, lisasid võimalikku ütleme seda väärtust või siis lisakaitseid ja seda saab ikkagi nagu noh, nii-öelda arendada ikkagi lähtuvalt riski hinnast, ehk et siis ikkagi nagu ütleme siis toode ehk et underwriting kindlustuse mõistes seisab nagu ikkagi natuke eemal ja no ütleme see on nagu justkui nagu selle kindlustuse nagu püha graal ehk et kus noh, mida ikkagi juhivad, ütleme seal väga selgelt tootejuhid, kes omakorda tuginevad siis sellele kahjustatistikale ja aktuaarsele arvutusele, et noh, see on siis ütleme selle kindlustuse tegelikult nagu noh, ütleme tuum ikkagi nagu, et kui... Aga kas need on siuksed, nagu võiks öelda siis niisugused klassikalised tooted, noh nagu panganduses on eluasemelaen, mis on nagu hästi kindla struktuuriga, ta võid natuke teda muuta, eks ole, aga klassikaliselt seal on ikkagi asjad paigas ja mõnes mõttes, kui ma mõtlen niipidi, siis ega pangandussektoris näiteks eluasemelaenu andmine on ju ka riskiga seotud, aga seal on lihtsalt see kaetud, eks ole, mingi tagatisvaraga, on ju. Kindlustuses on natuke rohkem teistpidi see mõeldud, eks ole, mis on need sagedusstatistikad, et midagi võiks juhtuda, on ju, ja selles valdkonnas või selle kliendiga või nii edasi, et siis ta on natuke, noh, ta ei ole nagu võrreldav, eks ole, selles mõttes, aga mingis osas on ta nagu võrreldav. Jah, ikka on võrreldav, et noh, ütleme, eks see riski hindamine, seal taustal noh, nii-öelda käib 24/7 ja noh, täna juba noh, nii-öelda need algoritmid ju töötavad elektrooniliselt, ütleme, et aga mis ma tahtsin, noh, võib-olla jah, ütlen veel kord, et tulles sinna selle brändingu juurde tagasi, ehk et noh, nii-öelda, noh, ütleme, sa pead ikkagi nagu suutma nagu kliendi enda juurde nagu meelitada, et see noh, konkurents on ka tihe ja sa pead nagu suutma ikkagi nagu panna pead pöörama,
sest noh, nagu ma ütlesin nagu ma alustasin, et see on võrdlemisi igav ja hall sektor tundub. Aga kui sa vaatad nagu nii-öelda sinna sellesse sektorisse nagu noh, nii-öelda rohkem sisse, siis tegelikult ma ütlen, et seal on väga palju noh, nii-öelda tarkust, tarbimisharjumust, mida sa näed, noh, milliseid, ma ei tea, kus inimesed elavad, noh, ütleme kodukindlustuse puhul, millised on nende ostuharjumused kodude ostmisel, noh, ma ei tea, liigumiselt sõidukite maailma, noh, nii-öelda, millised on need ostuharjumused, millised on, millist sõidukiparki, ütleme, milline on selline keskmine kindlustusvajadus, noh, sealt edasi me saame liikuda nagu reisikindlustuse juurde, siis sealt edasi me saame liikuda lemmiklooma kindlustuse juurde, tegelikult noh, nii-öelda see on tohutud database'id on seal all, ja sa näed tegelikult nagu ütleme selles mõttes ikkagi väga palju nagu sellist inimeste just nagu noh, ma ütleme käitumist siis või ettevõtet, eks ole siis. Või siis ettevõtete osa. Noh, täpselt samamoodi jah, et see on võib-olla selle sektori nagu ma ütlen, see nagu põnevam ja võluvam pool, et ja kui sa ja selle baasilt sa saad tegelikult nagu ütleme siis nagu noh, ütleme turundusjuhina ka, et sa tegelikult mis mul seal nagu positiivne eduelamus oli ka, et sa liigutad masse ehk et noh, ikkagi kui sa paned selle teraviku nagu õigesse kohta, siis sa näed, et noh, nii-öelda tegelikult ikkagi nagu seda noh, see need poliiside kliendibaaside arv on seal taustal nagu suur, ehk et noh, nii-öelda, et kui sa noh, suunad kliendi mingisse kanalisse mingisuguse kindla sõnumiga, siis sa näed, et noh, nii-öelda seal ikkagi nagu see liikumine toimub. Liikumine toimub, jah. Aga tead, mis on ikkagi huvitav, ma praegu nagu mõtlen, et see finantssektor ja tehnoloogia keskne sektor, et seal on tõesti niimoodi, et turundus kommunikatsiooni nagu juht tegelikult ta küll mängib kaasa seal ja ta saaks aru, mis on klientide vajadus ja kõik on, aga et sul on nagu õigus, et see nagu toote välja töötamine on nii spetsiifiline, ta nagu sõltub hoopis teistest asjadest, et sealt tihtipeale noh, et siis sa ei olegi nagu selle peremees, selle protsessi peremees, et sa võtad mingi moment, oled seal kaasas ja mingi moment võtad sa üle, eks ole, ja kui ma mõtlen teoreetilist kirjandust, siis üheski võta Kotleri raamatud, mis üheski tegelikult spetsiifiliselt ei tooda seda valdkonna eripärasid välja. Et seal võetakse nagu printsiibist, et nii peaks olema, noh, vaatad klassikaliselt tootearendust tehakse, eks ole, läbi toiduainete või tööstussektori ja et nii peaks kõik käima, ja nad ei too välja, et tegelikult see funktsioon on teatud valdkondades teistsugune selle pärast, et see on nagu huvitav, sest kui sa räägid ju loogiliselt seda, et sina turundusjuhina peagi teadma riskifaktoreid, eks ole, kõiki, kuidas see arvutus on, kuidas on omagi eraldi edasi kindlustus, et seal tekib üldse see on selles mõttes huvitav. Ja, need algoritmid on erinevad, et sektorites lõikes kindlasti on ja noh, nii-öelda tööriistad ka, mida sa nagu kasutad. Ja üks asi on veel, mis kindlustus on huvitav on, noh, ma olen ütleme ise kindlustusvõtja olnud, eks ole, samamoodi erinevate asjadega, et seal on agregaatorid vahel, noh, ma nimetan neid, põhimõtteliselt need edasimüüjad siis, kes nagu sisuliselt ka võtavad, kes omavad kliente ja siis võtavad pakkumisi ja vaatavad, kus siis kliendi jaoks see parim kombinatsioon on. Et mina nagu tihtipeale mõelda, et klientide jaoks on natuke segane, et kes on kes, eks ole, et nad ei saa lõpuni nagu aru, et mis funktsioon on, eks ole, sul kindlustusfirmal, mis on sellel ja edasi. Kuidas sina nagu suhtusid sellesse, kas see on pigem nagu hõlbustav? Nimetame neid siis nagu maakleriteks või agregaatoriteks, kuidas iganes, et nende seal on ütleme siis plusse ja miinuseid, et ühest küljest see muudab nende olemasolu muudab selle protsessi nagu kiiremaks, aga tegelikult on seal võib-olla see nõrk koht on seal, et seal ikkagi sellele individuaalsele vajadusele keskendutakse vähem, ehk et rohkem suunatakse klienti nagu sellele orienteeruma nagu sellele hinnale, aga mitte sellele vajadusele, sellele baasvajadusele või siis ütleme sellele, mis on nagu spetsiifiline vajadus. Ehk et see võib nagu olla see, mis nagu tegelikult päeval lõpuks nagu selle kliendile teenuse ostmisel nagu kõige tagantjärele võib anda nagu selle kõige valusama nagu efekti, et sa noh, justkui noh, nii-öelda tegid mingisuguse ostu, ütleme selliselt noh, sinu jaoks ost tehti nagu liiga lihtsaks.
ja sa tegid selle lihtsa otsuse, aga tegelikult see tegelikult ei paku sulle siis seda kaitset või siis ütleme seda, noh, see, mida sa nagu tegelikult tahtsid. Ehk et see on see võib-olla see nõrk pool. Ehk et see on loomulik osa sellest nagu turust ja see etendab seal kindlasti olulist nagu rolli, noh, nii-öelda ennekõike ma julgen öelda, et võib-olla seal isegi nagu see nende roll on ütleme siis ärisektoris väga oluline, sellepärast et noh, nii-öelda seal on nagu riskide ulatus suurem ja teised ka riski erisuse on palju rohkem ja seal on nagu ilmselgelt on see, kes peabki natuke rohkem suutma seda, noh, nii-öelda seda lihtsustada, ütleme selle kindlustusvõitja jaoks siis ütleme seda. Aga ütle mulle, miks on niimoodi, miks meil kõikides valdkondades ei ole tekkinud sellist nagu maakleri sarnast elementi, eks ole, noh, võiks öelda telekomis võiks ju ka olla mingid kesksed maakler tüüpi nagu asutused, kes siis noh, võtavad seda on ju, et seal kas on mingi jällegi tuleneb sellest valdkonna spetsiifikast, et osades kohtades meil on sellised vahelülid, kes, et ma ei tea, kas on piisavalt keeruline siis toode ja millest see on tulnud, kas on mingi ajalooline asi, et seal sektoris justkui nagu seda on ja täiesti aktsepteeritavalt on? Ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, kui palju seda konkreetses noh, nii-öelda segmendis siis nagu taaskord on nagu seda teatud mõttes seda kliendi eelistust, et noh, nii-öelda, et noh, toon näite, mis nagu ilmselgelt sellesse noh, nii-öelda sellesse maaklermudelisse nagu justkui ei mahu, et või noh, ütleme ärikliendi puhul võib-olla nagu mahub, aga noh, erakliendi puhul noh, kindlasti mitte, et noh, nii-öelda, et ma panen lihtsalt nagu mingisugused parameetrid sisse ja ma tahan endale nagu autot osta, et noh, nii-öelda ja noh, et seal ilmselgelt kliendil on emotsionaalne eelistus, on ju mingisuguse auto, ma ei tea, brändi, mudeli, mingisuguste muude spetsifikatsioonide osas. Ehk et noh, nii-öelda seal ilmselgelt ei kehti see, et ma nii-öelda keskendun ainult mingisugustele, noh, ma ei tea, väärtustele X on ja siis mulle noh, nii-öelda genereeritakse selline pakkumine, aga noh, emotsionaalselt ja võib-olla ka noh, funktsionaalselt võib-olla ta ikkagi nagu see pakkumine sealt nagu lõpuks välja koorub ei kõneta mind absoluutselt on ju. Ehk et noh, nii-öelda ma arvan, et seal on ikkagi väga selgelt selline nagu tarbimisharjumus, mida kliendid on harjunud, noh, millele nad on harjunud ikkagi rohkem pühenduma, noh, ütleme näiteks noh, võib-olla ka nagu noh, jõuame siin nagu selles mõttes koduostuni täpselt samamoodi välja, et noh, nii-öelda sa võid panna teatud parameetrid sisse, et noh, nii-öelda, et ma tahan osta nii suurt, nii mitme toaga korterit endale ja mul noh, ma ei tea, mu eelistus on mingisugune piirkond Tallinnas näiteks on ju, siis noh, ilmselgelt nagu need valikud, mis sealt nagu noh, välja pakutakse, siis noh, nii-öelda selle optimeerimise tulemusena see esimene valik, mis sinna nagu koorub, noh, tõenäoliselt ei pruugi olla kliendi eelistus on ju, sellepärast, et noh, nii-öelda seal hakkavad mängima mingisugused nüansid, mingisugused emotsionaalsed, ratsionaalsed, funktsionaalsed momendid, mis nagu tegelikult noh, nii-öelda sa teed lõpuks ikkagi selle kindlustus on nagu selles valdkonnas nagu võrdlemisi unifitseeritud teenus, et noh, nii-öelda seal nagu neid liiga palju neid emotsionaalseid momente ei ole. Et selles mõttes on natuke lihtsam panna sellesse mudelisse sisse ja sellesse võrdlusmudelisse. Et sa ütled standardiseeritus ja see, et tegelikult on lihtne vahetada, eks ole, seal ei pea mingid alusasju, hüpoteeke, mingeid muid asju või näiteks telekomis, kus sa pead ikkagi numbri viima ühest kohast teise, et kui seda ei oleks näiteks, võib-olla siis oleks palju lihtsam, tekkis ka maaklerid, eks ole, et vaat ei ole, kus ma selle kõneminuti ostan, eks ole, päeva lõpuks või? Jah, baas on üsna sarnane, et liiga palju ei ole erisusi. No sa viibasid seal päris pikalt jällegi üle 6 aasta vist või midagi taolist oli või? Ja kokku kindlustussektoris 8. Nii, ja siis sa läksid ka Salvasse edasi, kas see oli mingi kutse või kuidas see tekkis? Ei, seal oli ikkagi nagu justkui IFIS toimus see konsolideerimine Baltikumi tasandil ja piltlikult oli see ka seda, noh, nii-öelda seal noh, ütleme see väljakutse mingis mõttes oli ennast ka nagu ammendanud ja noh, nii-öelda ja see töö sai seal justkui nagu otsa ja noh, ma olin
ütleme siis ka natuke nagu sellises sundolukorras, et noh, nii-öelda tulles ühest sektorist ära, siis noh, nii-öelda pannakse sind nagu nii-öelda selles mõttes mingis mõttes kuldsete käeraudadega siis nagu noh, nii-öelda ootele, et sa nagu ei viiks kompetentsi võib-olla nagu konkurendi juurde. Siis jäi sinna nagu mingisugune selline loomulik paus sisse tulenevalt sellest. Aga jah, Salva tegi mulle nagu pakkumise. Ja kuna see justkui minu jaoks tundus nagu hästi võib-olla mitte nii põnev väljakutse enam, aga hästi justkui nagu loogiline ja lihtne, tuttav lahendus, et siis ma nagu astusin Salva uksest sisse ja kindlasti ma olen selle kogemuse üle ka väga õnnelik, sellepärast et noh, see on hästi tore meeskond, ka traditsioonidele tuginev ja ka hästi nagu ikkagi mõtlen, et oma nišis hästi toimiv noh, ütleme siis võib-olla küll väiksem selts, noh nii-öelda ta ei ole, aga noh, nii-öelda asjad on väga hästi paigas. Kas ma mäletan õigesti, et IF on rahvusvaheline korporatsioon ja Salva oli tegelikult Eesti omanduses olev asi? Ja siiamaani täpselt samamoodi. Ja noh, kohe jõuame nagu su tänasesse töökohta ka, aga kuidas oli töötada nagu kodumaiste omanikega versus rahvusvaheliste, sest MTS oli ka tegelikult ikkagi juba rahvusvaheline omanik, eks ole, sees on ju? Selles mõttes ei olnud nagu suurt vahet, et ootus tegelikult oligi selles, et ma tooksin võib-olla mingisugust sellist nagu mõtteviisi ja natuke ka võib-olla sellist lähenemist, mis nagu suures masinavärgis võib-olla juba oli nagu sisse töötanud ja nii edasi, et see sama e-kaubanduse või ütleme siis selle kindlustuse e-kaubanduse noh, nii-öelda suund ja ütleme see ostukäitumine ja tegelikult ka ütleme siis noh, me ikkagi värskendasime ka selle aasta jooksul, mis me Salvas olime, me ikkagi värskendasime ka seda brändingut seal jälle, et noh, nii-öelda tegime sellise väikse siuke makeoveri seal, ehk et see jäi ka, mis oli nagu iseenesest nagu positiivne, et ja mis nagu noh, tänaseni nagu justkui nagu toimib seal, et see oli siuke nagu intensiivne aasta, noh nii-öelda ja noh, jälle siuke tore kogemus. Ma ütleks, et seal tegelikult kui nüüd jah küsida, et kas see oli nagu rahvusvaheline või Eesti kapitalile tuginev ettevõte, väga suurt vahet selles mõttes ei olnud, et noh, nii-öelda tööd tehti ikkagi nagu professionaalsel tasemel. Ja siis tuli Kaamos ehk tänane tööandja, jah? Olen õigesti aru saanud. Kuidas teid üksteist te leidsite? Seal oli, Kaamoses oli ilmselgelt oli täpselt see 2019, et kui ma sinna läksin, et seal oligi nagu selles mõttes nagu uus hingamine, sinna oli tulnud uus grupijuht ja kes noh, hakkaski komplekteerima oma uut meeskonda ja sealt see vabanes see väljakutse, kandideerisin ja osutusin valituks. Nii, kinnisvara valdkond, no sinu jaoks võiks siis öelda nagu kaudselt oli võibolla kindlustuse läbi natukene puutepunkti, eks ole, aga mitte ju otseselt, eks ole, arendus on midagi muud. Kaamos ise arendab, eks ole, ja ta ka ise müüb, eks ole, on ju. Et mis sind siis ees ootas, et mis olid su ootused sellele valdkonnale ja mis sind siis nagu on tegelikult tagantjärgi osutunud tõeks ja mitte tõeks, kui sa läksid sinna? No selles mõttes see 5 aastat on olnud võrdlemisi intensiivne või ütleme 5-6 aastat, mis nagu nüüd see periood tuleb, et see on nagu olnud hästi intensiivne ja ma ütleks, et intensiivne just selles mõttes, et noh, ettevõte on teinud hästi suure nagu progressi läbi, on ju, igas valdkonnas, et ja kuna võib-olla mis mind sinna nagu ajendas minema oligi nagu see, et tegelikult ettevõte tegeles nagu noh, erinevates sektorites, et see ei olnud enam võib-olla nagu ainult nagu selline kinnisvarasektor, ütleme selline nagu grupivaade, erinevad ärivertikaalid, siis ilmselgelt selle uue noh, nii-öelda sellise verevahetusega või sellise meeskonna loomisega, et toimus ka justkui nagu selles organisatsioonis väga noh, nii-öelda aktiivne progress või no ütleme siis nagu selline nagu noh, fookus, mõtteviis
ütleme selline lähenemine, teatud mõttes ka konsolideerimine, et kui varasemalt olid, ütleme siis äriliinid olid nagu võrdlemisi eraldiseisvad sellesse, et siis nagu konsolideeriti need rohkem nagu sellisele grupi tasandile, see ju juhtimine muutus nagu justkui nagu selles mõttes nagu noh, universaalseks, selliseks umbrella vaateks, noh, nii-öelda erinevate äriliinide baasilt ja sinna tekkis juurde, noh, ütleme selliseid, noh, ütleme täiesti uued valdkonnad, mida siis nagu käivitati kohe oli see energeetika, mis minu jaoks täiesti nagu avastamist vääriv valdkond. Ja ütleme siis oli seal, Kaamos on tegelenud nagu päris pikalt ka nagu sellesse startup sektorisse investeerimisega. Ehk et selline väga põnev ja huvitav väljakutse. Ja mis minu nagu selles mõttes nagu selliseks võib-olla selliseks esimeseks nagu olulisemaks ülesandeks seal sai, oligi selles Avala kvartali nagu käivitamine. Ehk et me alustasime või me asusime veel tööle. Kaamos oli väike äriüksus ärimaja Järve keskuse juures ja alustasime veel sealt, aga siis käis just selle juba alustasime selle Avala kvartali ehitamise ettevalmistusega. Ehk siis kui meid väljaspool Tallinnat kuulatakse, siis see on Veereni kandis seal taga, eks ole? Täpselt nii, jah, ja see on selles mõttes on olnud kindlasti nagu väga tore, et noh, nii-öelda täna juba nimetatakse seda Avala kvartaliks nii linnavalitsuse koridorides kui igal pool mujal, et noh, nii-öelda piltlikult oleme ära saanud brändida ikkagi ühe terve nagu sellise kvartali või äriüksuse. No seal on nüüd kaks, eks ole, liini, üks on siis nagu äridele suunatud rendi või siis ka müügi, eks ole, valdavalt ikkagi rendipinnad, eks ole, ja teine on siis lõpptarbijate suunatud, eks ole, kodud, mida te teete, on ju. Ma ei ole ühe ja teise puhul, mõlemat pidi on tegemist nagu märkisväärse nagu rahalise investeeringuga, on ju. Kui sa võtad rendile, sa võtad pikaks ajaks, on ju, selline ikkagi commitment on sul suur, on ju. Kui sa ostad midagi, siis see on võib-olla nagu öeldakse mõnikord elus ainus kõige suurem investeering sul üldse, eks ole. No, et võid panganduses öelda seda, et näed, et ta võtab sealt raha, aga arendajana sa ju teed selle asja, eks ole, valmis, on ju. Kuidas seda turundada on, et sa nagu, noh, lihtne on see, et sa teed väikseid asju ja noh, kui kliendile ei meeldi, et see ei ole ka suur loss, see läheb järgmisele asjale, on ju. Aga et noh, et tehakse midagi nullist, mis hakkab põhimõtteliselt inimeste elusid väga pikalt mõjutama. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, et tegelikult on see ikkagi, ütleme, sellise inimese jaoks, noh, või paljude inimeste jaoks kõige suurem finantsotsus üldse, mida nad teevad, et see on selle uue kodu ostmine. Ja see on sellest tulenevalt ju, noh, kui sa teed nii suure otsuse, siis ilmselgelt on see, et noh, nii-öelda inimesed taha seal liiga palju riske võtta. Et see muudab selle sektori ja võib-olla selle noh, nii-öelda selle turunduse justkui nagu juba nagu mõnevõrra konservatiivsemaks oma loomult, et kodu on tegelikult ikkagi püha paik ja see on see, millega sa nagu ei taha, et noh, ütleme seal nagu mingisuguseid riske võtta, et see ei ole mingi eksperimentaal teema, et kuigi noh, ütleme ka, kui me vaatame nagu selles mõttes kodu ostjate tarbimisharjumust, siis tegelikult nagu seda kodude vahetamise tsüklilisus on muutunud nagu ajas nagu lühemaks, et noh, nii-öelda elatakse 3-5 aastat ja siis kolitakse ja nii edasi. Aga vaatamata sellele on see ikkagi nagu, sa võtad nagu väga suure kohustuse ja noh, nii-öelda ja no, eestlastel noh, paratamatult on see omandi või omamise tunne või tahe nagu üsna suur olnud, et ilmselt see tuleb meie juurtest. Ja siis sellest lähtuvalt ongi, et noh, et need otsused sünnivad väga kaalutletult ja need ütleme, see otsusprotsess on pikk, on ju, ja kui jõutakse selle otsuseni, noh, siis ollakse ikkagi üsna veendunud, et noh, see on nüüd see õige asi. Ja selle noh, turundus ongi nagu see, et sa pead ikkagi nagu noh, heas mõttes tsementeerima selle otseostuse kindlust kliendile, et noh, nii-öelda, et see on see sinu kodu, on ju, sa pead looma noh, nii-öelda selles mõttes muutma ikkagi nagu hubaseks,
heas mõttes isikupäraseks, on ju, sa pead seda nagu presenteerima ikkagi nagu ideaalset kodu, noh. ma mõtlen, et vaata, sa kindlustuses rääkisid ka, et see nagu tuumik on just sellest nagu riski algoritmidest sisuliselt, et aru saada, kus noh, ja kui sa need algoritmid teed valesti, siis tegelikult sa kaotad raha, eks ole, kui ta teed õigesti, siis põhimõtteliselt sa saad toimida kasumlikult, on ju, aga noh, klient on ka kaitstud, on ju. Et mis on see tuumik nagu kinnisvara arenduses? Et kas öeldakse kinnisvara puhul asukoht on ja asukoht on tegelikult ju suhteline mõiste selles mõttes, et perele, kus on 2 last, on asukoht võib-olla tähtis hoopis teises kohas, kus on ümber tal lasteaed või siis kool ja nii edasi, eks ole, see ei pea olema kesklinn, pigem just võib-olla mitte, eks ole, on ju. Aga et mis seal on, et noh, et jällegi, et kui sa, ma ei eelda, et sa turundajana istud maha ja hakkad ju joonistama maja kuhugile, eks ole, või ütleb, et võtad kaardi ette, et siia hakkame ehitama, et proovime selle krundi kätte saada, et mis see protsessi mõistes turundaja jaoks tähendab? Noh, reeglina on ikkagi, ütleme see, need valikud, noh, ütleme see arenduspotentsiaal ja ütleme, et noh, kuhu, mida ja kui palju võib-olla selles mõttes nagu noh, kui ütleme, noh, kui me vaatame seda äriplaanilist mõõdet, et noh, nii-öelda, et kuhu, mida ja kui palju saab nagu mingi ehitada, et noh, et need sünnivad ikkagi nagu selles mõttes nagu ütleme arendusmeeskonna toel paljuski ja ütleme selles mõttes, et see raam antakse nagu ikkagi nagu selles mõttes turundusele ette, et noh, nii-öelda, et see on see noh, nii-öelda ma ei tea, piirkond, see on see meie nagu arendus, mida me järgmine kord nagu tegema läheme, on ju, noh, ja siis sealt baasilt siis tekib ilmselgelt nagu, kuidas seda protsessi hakkad tegema, et siis sa loodki selle nii-öelda üritad selle väärtuskeskkonna luua sinna ümber, on ju, et noh, nii-öelda mis on see, mille pärast see klient või potentsiaalne ostja peaks just tahtma saada. Aga ma mõtlen ju just nagu veel sammu tagasi seal samas arengumeeskonnas, et ma saan aru, et nad teevad nagu otsuseid selles mõttes jah, et näete, et potentsiaalselt näiteks me ei oma veel mingit maad, on ju, et siia maale võiks siia osta, et seal on elamu, eks ole, see võimalus üldse elamuid esitada, eks ole, elukondlik planeering on ju, siis on küsimus tõesti täisehitusprotsentist, sa saad kalkuleerida enam-vähem, eks ole, et see on nagu, ma ei tea, tootmisel, eks ole, et sul on püsikulud, eks ole, ikka ühed samad on ju, palju sa saad sealt pealt teha on nagu, eks ole, kui kõrgele saad teha, nii edasi. Et kui palju nemad juba mõtlevad seda, et oot, aga et missugune sihtgrupp meil võiks siia üldse potentsiaalselt tulla ja mida nad vajavad ennem, kui me selle otsuse teeme, et me üldse seda arendust hakkame kuhugi poole nagu projekteerima, on ju, noh, et näed, et seal ongi, et siia pigem peaks tulema perekonnad, eks ole, see tähendab, et meil peab olema siin kuskil läheduses lasteaed, kuskil läheduses kool, on ju. Et kuidas nad nagu mõtlevad, sest need on kõik, mis puudutavad tegelikult seda lõpuks ju seda, mida sina selle väärtuspakkumisega saad siis nagu paketeerida, ütleme niimoodi. Ja kui seda läbi ei ole mõeldud, siis on üldiselt väga raske midagi hakata ju müüma, eks ole. Noh, see ettevalmistusprotsess käib ikkagi väga, või noh, ütleme koostöös, ütleme selles mõttes kogu selle detailplaneeringu menetlemisprotsessiga, mida noh, justkui nagu linn dikteerib ette, sulle ikkagi nagu väga palju neid on ju, noh, nii-öelda, et milliseid, et noh, linn mõtleb täpselt samamoodi täna juba üsna hästi kaasa sellele, et noh, nii-öelda milline on noh, ma ei tea, selline, milline peaks olema infrastruktuur selles piirkonnas seal on ju, et ei tekiks noh, nii-öelda mingit koormuspunkti liikluses ja nii edasi, et noh, ütleme kogu see ettevalmistusprotsess käib noh, samamoodi nähakse ju ette noh, nii-öelda, et milline, kui ma ei tea, luuakse uus elurajoon on ja sellega kaasneb noh, et sinna sellesse konkreetsesse piirkonda asub elama, ma ei tea, noh, X arv inimesi on ju noh, nii-öelda, et kui palju sellele on siis seda infrastruktuuri, noh, ma ei tea, koolide, lasteaedade või mingite muude tugiteenuste näol vajalik, et noh, nii-öelda selle justkui nagu tegelikult mingis mõttes selle raami koos arendajaga nagu noh, paneb paika ju väga palju linn või noh, ütleme selle mänguruumi, et noh, nii-öelda siis aga noh, ütleme siis arendaja vaatest on oluline kindlasti vaadata see, et noh, nii-öelda ikkagi selles piirkonnas kes on see potentsiaalne ostja selles piirkonnas, et noh, nii-öelda ja milline on tema nagu võib-olla selline klassikaline no, nii-öelda muster on ju, noh, nii-öelda on ta siis pereinimene, on ta siis noh, milline on tema potentsiaalne sissetulek, et noh, ilmselgelt on see, et see määrab ka väga palju ära, et kui palju inimene on võimeline noh, nii-öelda või noh, et
paljud on valmis sinna nagu investeerima oma kodusse ja noh, nii-öelda kes on üldse potentsiaalne sinna, võiks sinna potentsiaalselt kolida, on ju. Et noh, äärelinnas on oma segment, on ju, südalinnas on oma segment, et need raamid ilmselgelt juba pannakse nagu selles äriplaanis kokku, et noh, milline, kuidas see võiks nagu kokku joosta, et noh, ütleme, see on see ruutmeetri hind, on ju, ja seda ruutmeetri hinda justkui nagu noh, saab lubada endale mingisugune konkreetne segment, on ju. Aga ma lihtsalt mõtlengi, et ma saan sellest aru, et nagu huvitav on tegelikult see, et sa ütlesid nagu linn, aga ka hiljem see arendaja mõnes mõttes koos või arendusosakond koos tegelikult teevad turunduslikke otsused. Need on turunduslikud otsused tegelikult, kellel persoonale või kellele me hakkame üldse suunama seda regiooni seal, eks ole, on ju, noh. Seda kindlasti ja noh, ütleme, võtame näiteks noh, ütleme siis linna arhitekt, kes tegelikult määrab ka tegelikult paneb nagu tegelikult ikkagi kooskõlastab ju hoone arhitektuuri, on ju, mis tegelikult on noh, see fassaad on ju ilmselgelt see, mis noh, nii-öelda kas müüb või müü. Et noh, need on samamoodi, noh, arhitekt teeb küll nagu eskiisid, aga noh, ütleme linnavalitsus nagu kooskõlastab ja vaatab ikkagi nagu seda suurt pildi, noh, mis on tegelikult väga loomulik, et noh, et seda tehakse, et noh, nii-öelda, et meil ei sünniks mingisugused võõrkehad, noh, ma ei tea, vanalinna või kalamaia ja nii edasi, et noh, nii-öelda see kõik peabki nagu sümbioosis sündima, ehk et tekiks ikkagi nagu noh, ütleme sellised täisväärtuslikud elukeskkonnad, on ju, et kuhu inimesed tahaksid nagu elama minna, et paratamatult jah, need niinimetatud turundusotsused sünnivad ka juba seal koridoris. No aga seda ma mõtlengi, et vaata, nemad ei nimeta seda niimoodi, et see on turundus, aga tegelikult võib öelda, et turundus on läbiv, sellepärast et nad valdavalt teevad neid otsuseid, mis on seotud turundusega, nad lihtsalt ei sildista neid kunagi niimoodi, on ju, noh. jah, noh, ütleme siis ütleks võib-olla jah, et see on see kunst või ütleme, arhitektuur on ka kunst, on ju, ehituskunst, et noh, see on see, millega nemad nagu tegelevad, sellise loomingulise poolega, mis noh, kaudselt siis riivab seda turundust, et jah, ütleme, kuidas iganes me seda nimetame või kuidas iganes. Aga vaata, võtaks korra ärikinnisvara, et seal on täpselt samamoodi ju, et ega te ei ehita ju, eks ole, et üks asi on jah, et näete seal asukohas näiteks avalas on ju, on võimalik ehitada nii palju äripinde ja nii edasi on ju, aga et samasugust küsimused on ju. Kes oleks potentsiaalne nagu rentnik, eks ole, kui suur see potentsiaalne keskmine ettevõtte inimeste arvult peaks olema ja nii edasi, et see ju määrab hästi palju see, kuidas see maja nagu üles ehitatakse, kui palju on arvestatud ühe korruse peale näiteks ruumi erinevatele ettevõtetele ja nii edasi, et täpselt samasugune kaardistamine ju käib, on ju, et ei ole ju nii, et sa lihtsalt ehitad selle maja valmis ja vaatad, äkki keegi tuleb või? Noh, ärikliendi puhul on võib-olla mingis mõttes on need otsused on natuke nagu pragmaatilisemad, ehk et äriklient otsustab ilmselgelt nagu noh, nii-öelda oma ettevõtte vajaduste baasilt ja nagu noh, nii-öelda taandab selle teatud mõttes nagu ikkagi töökohtadele ja ruutmeetritele ja võib-olla noh, ütleme selle keskkonnale tervikuna, et noh, kui palju ta saab nagu ma ei tea, parkimiskohti ja kui palju tal on seal mingisuguseid selliseid tugiteenuseid, mis noh, nii-öelda selle töö nagu ütleme tema töötajale mugavamaks muudab selle keskkonna, ehk et seal on ja ilmselgelt ma usun, et noh, keskendutakse nagu vähem sellele nagu arhitektuurile või turunduse asjadele. Noh, küll aga ma ütlen, et see kindlasti ei ole nagu vähetähtis, mis puudutab seda, et sa lood ikkagi selle keskkonna nii noh, ma ei tea, ütleme nii esteetilise kui võimalik ja nii-öelda ka atraktiivse, ehk et noh, nii-öelda seda emotsionaalset poolt ei tohi seal nagu alahinnata, et noh, olgem ausad, noh, need ärimajad, mis ikkagi nagu kerkivad linna, ehk et nad on noh, lähevad ka tegelikult ju arhitektuurselt ja oma keskkonna mõistes järjest nagu selliseks galantsemaks, et ilmselgelt noh, nii-öelda ja konkurents on selles valdkonnas väga tihe, mis tähendab, et noh, peabki pingutama ka nende pehmete väärtustega, nende esteetiliste nõksudega ja ilmselgelt noh, mis ikkagi tänases
tänases ettevõtluskeskkonnas on ikkagi noh, nii-öelda oluline on ju aeg, maksab palju. Ehk et noh, nii-öelda need keskkonnad peavad olema, pakkuma sulle võimalikult palju toetust selleks, et noh, nii-öelda seda aega efektiivselt kasutada. Seda me räägime siin nagu toitlustusest igapäevasest, me räägime siin jõusaalidest, me räägime siin mingitest teenustest, mis seal kõrval on. Ehk et noh, nii-öelda need ärimajad peavad hakkama noh, nii-öelda enam ja enam peavad pakkuma sulle nagu terviklahendust, et noh, nii-öelda ja noh, mitte vähetähtis ei ole see, et noh, et ikkagi sa jõuaksid nagu punktist A punkti B, et noh, nii-öelda sul lokatsioon, et sa ei jääksid kuhugi sellistesse ummikutesse seisma ja nii edasi, et noh, need on niisugused pragmaatilised, ratsionaalsed aspektid, noh, ja emotsionaalsed aspektid, noh, millele kõigele nagu üks ettevõte mõtleb. Aga ma mõtlen seda, et noh, et kui ütleme lõpptarbijale suunatult on tõesti see, et meil on need ütleme potentsiaalsete klientide arvud, noh, ta on piiratud, aga nad on siiski suuremad, eks ole, et seal võib olla inimestel ju omad kinnisvarad saavad maha müüa, edasi liikuda ja nii edasi, aga et kas ettevõtetel ju me ju täpselt teame, et ütleme, et kui meil on mingisugune põhiplaan seal, kuhu mahub, ütleme, et seal mingi 50 nagu töökohta, eks ole, per korrus on ju. Et me ju tegelikult teame arvutada, kui palju meil selliseid potentsiaalseid ettevõtteid on, kes seda vajaks, eks ole. No, et see 50 inimesega ettevõtted ja siis on omakorda küsimus, eks ole, et mis liiki valdkonnas nad on, et transport võib-olla peab olema oma transpordile lähedal, need ei tule kesklinna, et seal on mingid valdkonnad, näiteks seesama mingid noh, tavaline teenuspakkuja või siis on mingisugune, eks ole, ma ei tea, rakenduste arendaja. Kuivõrd see nagu läbi mõeldakse, et ma teen nüüd selle nagu buildingu selle jaoks nagu? No absoluutselt, see maastik on ikkagi väga konkurentsitihe ehk et seda piltlikult öeldes seda ka tühja pinda on ikkagi Tallinnas nagu üksjagu, kuhu noh, nii-öelda kõik nagu klienti ootavad ja tegelikult see justkui nagu see klientide kaardistamine noh, nii-öelda nii suur see ütleme sobivuse ja kõigi nende muude aspektide baasilt ikkagi nagu tegelikult noh, käib igapäevaselt. Ehk et noh, nii-öelda, et noh, ega see klient, ta tuleb kuskilt on ja ta tuleb mingitel põhjustel on ja me teame, et noh, millised ettevõtted võib-olla on nagu mingitesse linnakutesse võib-olla seal kogunenud ja millistes ärimajades on millised mingisugused nagu väljakutsed on ja et noh, ilmselgelt käib ju ikkagi nagu klientide, noh, ma ei tea, toomine kuskilt ärimajadest üle ja no me ise oleme ka täpselt samamoodi ikkagi pakkunud nagu oma enda klientidele nagu seda upgrade'i, et noh, öelda siis, et klient saab nagu teatud mõttes kaasaegsema pinna, ta saab nagu energiaefektiivsema pinna ja noh, võib-olla ka nagu siis nagu nende mugavusteenuste poolt nagu parema pinna, et me toome oma enda kliendi nagu uuema pinna peale, et noh, nii-öelda pakkudes talle ja noh, kliendid seal juures on väga õnnelikud. Ja, aga ma mõtlengi, et me oleme selles mõttes selgelt nagu uues ajastus, eks ole, kus ei saa enam nii teha, et lihtsalt ehitad hoone ja tulevad, sest lihtsalt on uus hoone, eks ole, et ütleme, võtame, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi, see ma arvan, et juba oli nii, et eks neid hooneid nii palju nüüd ka ei olnud ja tehti ja siis vaadati, et noh, kes tulevad, et sa pead nagu oluliselt ikkagi läbi mõtlema, missugune, mitte ainult see teenuste valik ja need, aga kes sinna võiks nagu tulla, eks ole. Äriotsused ikkagi nagu sünnivad ikka selle pealt, et sul peab olema ikka lepingud sõlmitud potentsiaalse kliendiga, kes sinna juba tuleb, noh, nii-öelda etteulatuvalt, et sa noh, nii-öelda selles mõttes, et sellist avantüüri täna enam turul enam ei näe, kus noh, nii-öelda ehitame maja valmis ja vaatame, kas klientidele meeldib või ei meeldi. Ehk et ikkagi noh, nii-öelda need otsused sünnivad ikkagi väga selgelt juba väga kaalutletult, noh, nii-öelda, et me näeme, et need on need potentsiaalsed kliendid, kes tulevad ja siis ilmselgelt jääb sealt mingisugune osa, noh, mida sa siis noh, nii-öelda täidad ajapikku, et noh, nii-öelda. No ma liiguks edasi turunduskommunikatsiooni poole, et räägime korra partnerlustest, et kui sa partnerid endale aegade jooksul oled valinud, see ei pruugi olla ainult see tänases selles on ju, et ja alates reklaamimeedia kuni ürituste suhtekorras, noh, ükspuha kes siis nagu turunduskommunikatsioonis kaasas on. Mis on need alus nagu printsiibid, mille järgi sa otsuseid teed? Noh, sa teed ka meeskonnas, see on selge, aga põhimõtteliselt on ju, et näed, et need peaksid vastama sellistele kriteeriumitele minu peas.
see sõltub väga selgelt, noh, et kuhu sa selle teraviku paned. Ehk et noh, ütleme, kui nüüd nagu meeskonnavalikutest alustada, noh, võib-olla siis seal on ilmselgelt, noh, ma ikkagi nagu ütlen, et ma eelistan seda, et sul on kindlasti sisemine meeskond, noh, nii-öelda on hästi võimekas. Ehk et noh, nii-öelda sul on need inimesed, kes sul maja sees on ennekõike, kes partnerite käest peavad igapäevaselt piltlikult üles tellima ja nendega nagu suhtlema, et need peavad olema sul tegelikult ikkagi väga võimekad ja õnn on olnud töötada väga võimekate inimeste koos ja noh, nii-öelda oma meeskonda komplekteerida nende inimestega. Ja kui rääkida partneritest, siis ilmselgelt noh, seal on ka ilmselgelt tekkinud juba nagu see, et noh, nad peavad olema heas mõttes ju nagu karastunud on ju, noh, nii-öelda sellel turul on ju, noh, nii-öelda neil peab olema nagu midagi nagu ette näidata. Ja noh, ütleme siis mulle ikkagi nagu meeldib nagu panna nagu neid ka omavahel nagu konkureerima, ehk et noh, nii-öelda mitte teha otsuseid nagu ikkagi selle baasilt, et noh, keegi on kuskil mingi särava lahenduse teinud, aga noh, nii-öelda panna neile ikkagi nagu mingisugune ülesanne lauale ja siis kuidas nad seda, milline on nende mõtteviis, kuidas nad seda lahendavad ja noh, kuhu nad ise nagu välja tahavad nagu sellega jõuda. Et ja noh, mis on nagu oluline märksõna siin juures on ikkagi see, et kõik need tegevused, mida agentuuridelt nagu justkui agentuuride toel nagu sisse ostad, need peavad ka päeva lõpuks olema nagu ettevõtte nägu, mitte agentuuri nägu, et see on nagu oleme ka kindlasti selles mõttes noh, nii-öelda selles mõttes, kui sellise kogemuskõver oli läbi teinud, et noh, nii-öelda, et oleme lasknud nagu võib-olla nagu olla hästi loomingulised, noh, nii-öelda, mis on hästi inimlik, justkui nagu sa lased nagu luua sellise särava ja atraktiivse lahenduse, aga noh, võib-olla see nagu justkui nagu ei toeta nagu sellist nagu suurt plaani, et sellepärast peab nagu noh, aeg-ajalt natuke nagu välja suumima sellest nagu siis vaatama, et noh, ja siis jälle sisse tagasi, et noh, vaatama, et mida saab nagu paremini teha. Kas partnerid on sinu jaoks sinu meeskonna pikendus või ongi ikkagi eraldiseisvad teised juriidilised kehad ja sa lepid kokku tegevused ja rollid ja kuidas sa vaatad sellele? Noh, sa maksad teenuse eest, on ju, ja ma nagu ikkagi noh, nii-öelda oluline on ikkagi nagu orienteerub või no keskenduda nagu selle resultaadile, on ju, noh, nii-öelda, et ja kui noh, nii-öelda kui ma ei tea, lähedaseks või selliseks kui intensiivseks ja selliseks läbipõimunuks need nagu suhted nagu päeva lõpuks kujunevad, noh, see sõltub väga palju nagu sellest partnerist endast, et oluline, noh, sa kasutad neid ikkagi nagu ju tegelikult nagu mingisuguse noh, ettevõtte eesmärgi saavutamiseks, et siis nagu pead nagu noh, heas mõttes ikkagi nagu maksimumiselt ju välja viistama. Kas sa mõtled, et vaata osade jaoks, ma isegi nagu võib-olla siin ütleks, et ma olen samamoodi nagu mõelnud ka, et sellise nagu liiga tiheda läbikäimise, liiga heade suhete tõttu tegelikult natuke kannatab võib-olla see, et sa võiks nagu tugevamini öelda, et kui sa nagu mingite asjadega ei ole rahul, on ju, et noh, et vaata, et see on nagu oma meeskonna juhtimine, et kui sa ikkagi lõpuni tead, kuidas tal kodus on raskusid, et siis on natuke raske, on ju, et seal peab mingisuguse hoidma mingi tasakaalu, on ju, et jah, et ma pean teadma saadma, et sul võib-olla ei ole kõige lihtsamad ajad, aga põhimõtteliselt pead ikkagi ise hakkama saama oma eluga, eks ole, et mina ei pea sind ikka kandma. Ja noh, kas agentuuridega samamoodi, et kas sa peegeldad mulle seda, et kui see osad ütlevad, eks ole, et nad sisuliselt on meeskonna liikmed, et noh, et laiendatud meeskond ja nii edasi, et see on nagu liiga noh, selline liiga lähedane suhe, et mul on raske siis nagu juhtida seda eesmärki või emotsionaalselt. Jah ja ei, ma ütlen, et veel kord, et sõltub nagu teatud mõttes sellest noh, nii-öelda konkreetsest teenusest, mida sa sealt tellid ja noh, ütleme, aga
ma veel kord ütlen, noh, et jah, pigem ma ütlen ikkagi, et noh, justkui nagu selline piiri peal, et noh, nii-öelda nad on ikkagi nagu sellepärast, et sa ei saa ära unustada, et noh, nii-öelda, et ega noh, nemad ei tee sulle ka midagi nagu justkui nagu sõbramehe poolest, et noh, nii-öelda, nad teevad ikkagi sulle, noh, pakuvad sulle teenust ja nemad ajavad oma äri ja sina ajad oma äri ja nende kahe äri kokkupuute tulemusena peab tulema mingisugune resultaat, mis on ennekõike noh, nii-öelda sinule kui teenuse ostjale oluline või kasulik, et see on nagu, seda ei tohi nagu ära unustada. Sa ütled, et nad peaksid olema karastatud, ma mõtlen seda ka, et noh, et kui sa nagu hindad seda tööd, noh, et oled mingid eesmärgi püstitanud ja nii edasi, et kuidas sa, kas sa ise võtad rolli, et sa oled sisuliselt nagu oma ettevõtte niisugune creative director või et noh, et mõnes mõttes sa ju oled, sina nagu määlad selle näo, eks ole, koostöös muidugi selle agentuuriga, aga et mis positsioonid, mida sa nagu seal otsid, et noh, et sa mõnes mõttes tahad ka, noh, et nad jälgivad teatud traditsioone selles valdkonnas, on ju, nagu sa ütlesid, et eriti kinnisvara on pigem kui pool konservatiivsem, aga samas ju midagi peab seal olema teist, noh, et kui sa nagu võrdled erinevaid agentuure näiteks oma vahel, on ju, et samas ju midagi peaks nad tegema teistmoodi kui teine agentuur, on ju, et kas sa oskad seda sõnadesse panna, et võib-olla ma ka ei oskaks, on ju, aga et kui sa vaatad nendele töödele peale ja ütled, et jah, see on ja see ei ole. No see on väga selgelt ikkagi see, et sa ise tunnetad seda organisatsiooni vajadust ja seda essentsit, noh, et mis on see koht, kus nagu seda mida see organisatsioon antud hetkel nagu justkui nagu vajab, on ju, noh, nii-öelda mingisuguse probleemi lahendamisel või noh, mis iganes või mis iganes tellimuse selle agentuuril just nagu parasjagu on, et sul tegelikult ikkagi mõttes on see justkui see võrrand ja see lahendus olemas, aga sa tegelikult noh, nii-öelda tahad, et see lahendus, noh, nii-öelda nad üllataksid sind, on ju, noh, nii-öelda, et nad pakuksid veel parema lahenduse, noh, nii-öelda, et sa tead, kuhu sa jõuda tahad, aga noh, nii-öelda sa tahaksid saada seda ekstra maili sealt või noh, et seal tööd. Ja noh, ongi, et noh, ütleme ja siis ma ütlen, et see otsus langebki selle baasilt, et kes pakub sulle justkui nagu selle noh, nii-öelda mingi üllatuse sealt pealt. No täpselt, et kes ikkagi nagu jõuab nagu sellele nagu noh, mingis mõttes nagu sellele lahendile nagu kõige lähemale või siis isegi nagu võib seda nagu ootust justkui nagu ületada. Ehk et neid olukordi on nagu palju olnud jah, et kus sa nagu tegelikult noh, nii-öelda näed, et noh, nii-öelda oledki agentuuridel selle ülesande nagu andnud, on ju, aga noh, keegi ei jõua sinna, on ju, noh, nii-öelda justkui nagu sul on ikkagi. Ja siis noh, selle tulemusena sa saad aru, et probleem ei ole mitte agentuuris või võib-olla on ikka see probleem on ikkagi võib-olla selles, et see lähteülesanne ei ole nagu piisavalt hästi lahti seletatud ja see on üks mingisugune õpikõvera koht ka, et need lähteülesanded, need briefid, mida sa nagu agentuurile nagu annad, need peavad olema hästi põhjalikud ja detailsed ja ütleme nagu mahukad, sest noh, täpselt see, mida sa küsid, seda sa saad. Ehk et kui sa küsid nagu, annad nagu lihtsa ülesande, siis sa saad lihtsa vastuse, on ju, aga kui sa annad nagu selle noh, nii-öelda tood selle kombinatsiooni, üritad selle kõik nagu lahti seletada, et siis see annab nagu ilmselgelt nagu sellele võrrandile hoopis teise mõõtme ja agentuur peab ka nagu oluliselt rohkem nagu vaeva nägema, et noh, ikkagi saada see õige vastus sinna. Et see on see viimase aja praktika ka, et noh, nii-öelda meil on siin briefid, mis on 15 lehekülge pikad olnud. Ehk et selgitad hästi turu olukorra, kliendi tausta kõik, et võimalikult palju informatsiooni teisel poolele. Just ja päeva lõpuks on see ka nagu õigustanud ennast. Kui suured sul oma meeskonnad on olnud sees? Paar inimest, rohkem? Varieerub jälle ettevõttest, et see on niisugune varieerunud siin, noh, ütleme nagu 10 piiresse nad on jäänud kõik. No ikkagi inimesi on, kes teevad, on ju. Kuidas sa plaane teed? Kas sa plaane teed, no kui sa aastaseid plaane ette teed või isegi ütleme 3-aastaseid suuremaid, kas need plaanid on sellised noh, staatilised, paned paika, viid ellu, pigem väga agiilsed, vaatad iga kuu, mis toimub ja kogu aeg nagu kohendad plaane või kuidas sa nagu lähtud plaanide tegemisse üldse praegu?
noh, suur plaan on ikkagi nagu paigas, ehk et me ikkagi vaatame mitte ainult nagu sellist nagu aastast perspektiivi, aga nagu ikkagi nagu 5 aastast perspektiivi, noh, nii-öelda mingite fundamentaalsete kriteeriumite mõistes. No see tuleb sellest kinnisvara valdkonnast, et sa peadki hästi palju ette planeerima, eks ole, et sa ei saa niimoodi. See on ükskõik, aga noh, ma toon siin nagu selles mõttes ka nagu turunduslikke mõõtmeid sisse, noh, nii-öelda mingit brändituntust ja reputatsiooni, et noh, nii-öelda me oleme ikkagi nagu pannud endale sellised teemad ja siis sa võtad sellest siis nagu sellise noh, nii-öelda optimaalse tüki selleks noh, eelseisvaks perioodiks, mis on nagu tundub noh, nii-öelda nähes, mis tegevused, millised nagu projektid nagu selle järgneva aasta jooksul nagu käivituvad, et noh, nendele sa pead selle toetava nagu baasi sinna kõrvale tekitama, et noh, nii-öelda need nagu realiseeruksid ja noh, nii-öelda vaatama, et siis noh, et millised on need võidud noh, nii-öelda ka nagu sellises turunduslikus võtmes, et kuhu sa mida sa nagu peale ehitada, et või peale tõsta, et ja noh, sealt läheb juba nagu selles mõttes nagu taktikaliseks planeerimiseks ja taktikalises planeerimises noh, paratamatult on ikkagi nii, et noh, et sa pead oma otsuseid nagu muutma ja nii edasi, et noh, et see ei ole mingi lineaarne. Aga kes kõige suurem muutmise nagu põhjustaja on, kas on konkurent või on see majanduskeskkond, kõik need koos mingid muud aspektid? Noh, seal on makromajanduslikud mõjurid loomulikult, mis üleüldse seda keskkonda mõjutavad, ma ei tea, tarbijakindlust ja nii edasi. Trendid mingisugused? Trendid võib-olla nagu selles mõttes nagu vähem, et noh, nagu ma ütlesin, et noh, need on hästi, noh, ütleme, kui me räägime kinnisvarast, siis nagu ikkagi nagu fundamentaalsed otsused ja noh, nii-öelda, et inimesed lase ennast nagu mõjutada võib-olla selliselt lühiajalistel teemadel. Aga noh, ütleme kliendi käitumine, ostukäitumine ja tegelikult ka nagu noh, ikkagi see, kuidas täpselt see konkurentsiolukord samamoodi ikkagi nagu konkurents on tihe on ja noh, nii-öelda, et noh, nii-öelda seal on kõik teevad aktiivset turundust, noh, nii-öelda ikkagi, et klienti enda poole meelitada ja seal noh, nii-öelda pead jälgima kogu aeg nagu justkui neid ajaaknaid ja et noh, nii-öelda oma tootega tulla nagu mingil õigel hetkel või noh, ajastada neid sõnumeid ja eristuda nende sõnumitega ikkagi nii, et mis paneks klienti nagu pead pöörama. Aga noh, samas trendid ikkagi on, noh, ma toon näite, mida ma olen lugenud, eks ole, et ärikinnisvaras, eks ole, kui muidu oli sihuke avatud office oli nagu teema üle maailma. No ma arvan, et seal on ka niisugused majanduslikud kaalutlused, seda on lihtsam ehitada, eks ole, et võib-olla seal tihtipeale on ka trende luuakse selleks, et lihtsamini nagu läbi saada, et saad paremat kasumit, on ju. Et praegu näiteks Urmas Sõõrumaa, mis ehitab seda Golden Gate'i, eks ole, tegi ju fassaadiringi, miks tegi fassaadiringi, sellepärast, et noh, võib-olla et mingid muud kaalutlused ka, aga see, mida ta välja ütles, oli see, et üha rohkem ettevõtteid tahab suletud kontori, tähendab, ütleme siis kabineti struktuuri ja see varasem fassaad ei võimaldanud väga häid kabineti struktuure, sest lihtsalt ei tekkinud seda klaasipinda, eks ole, et noh, sellised trendid ju siiski võivad tulla ja võivad hakata mõjutama suhteliselt kiiresti isegi, eks ole, noh, et kui see aasta ei olnud, siis võib-olla järgmine aasta üha rohkem mõtlevad, et jah, tegelikult ma ikkagi tahaks kah sellist nagu, on mul õigus või ei ole? Ja kindlasti nagu selles mõttes, et noh, nii-öelda ettevõtte vajadusest tulenevad noh, nii-öelda, kas nad on nagu noh, suletud office'il. Me ka näeme tegelikult seda trendi ikkagi nagu, et võib-olla see noh, ütleme see kabinetisüsteem justkui nagu teeb tagasitulekut või noh, ütleme siis, et aga see on jälle selles mõttes ettevõtte spetsiifikast ja ettevõtte sellest nagu paljuski sõltuv, et ja noh, ütleme noh, näiteks võib-olla see trend on näiteks see, et noh, nii-öelda ikkagi neid ühisalasid nagu planeeritakse rohkem, mis on nagu noh, ma ei tea, mingid köögid või mingisugused seed ja kus ikkagi nagu justkui nagu seda meeskonna vaimu nagu saab ehitada ja noh, nii-öelda või kus inimesed saavad nagu koguneda ja mõtteid vahetada ja seda väärtust kindlasti nagu nähakse. Ja noh, ütleme noh, mis on ka nagu tegelikult ikkagi nagu oluline trend, millest me ei saa mööda üle ega ümber, on ilmselgelt ikkagi nagu see keskkonnavaade, et noh, nii-öelda, et klientidel on ilmselgelt kasvanud ootused noh, ikkagi sellele keskkonnasõbraliku toote või siis hoone
hoone. sa räägid energiatõhususest, kogu jätkusuutlikkuse teemast. kogu jätkusuutlikkuse teemal, et see tuleb nii korporatiividel noh, nii-öelda läbi emaettevõtte väga selgelt sisse, aga ja noh, ütleme energiatõhususe vaatest noh, nii-öelda on see nagu elementaarne, et noh, nii-öelda inimesed või noh, ütleme ettevõtted otsivad seda väga selgelt nagu seda kokkuhoidu ja või seda noh, neid pragmaatilisi otsuseid teevad nagu selle baasilt, et turunduskommunikatsioonist veel küsimus, et idee või kanal, eks ole, et mille järgi sa planeerid, kas sa paned need puutepunktid, kust kaudu sa kliendi kätte saad, on ta siis äri või era, vahet ei ole, on ju. Ja siis mõtled selle peale, selle potentsiaalse nagu ideestiku, eks ole, kuidas neid asju teha. Või sa lähtud sellest, et näed, et sellise ideega võiks nagu kätte saada ja nüüd vaatame, kuhu see idee, mis formaatidesse, mis kanalitesse seda nagu sobiks. Pigem ikkagi idee käib enne kanalit. Kanaliseerimiseks meil on tegelikult väga palju võimalusi, ehk et noh, nii-öelda see maastik on hästi võimekas ja noh, nii-öelda selle kliendini jõudmiseks on ikkagi neid noh, nii-öelda kanaleid mustmiljon siin, et ja noh, ütleme ise noh, personaliseeritud kanalid, noh, kui me räägime siin, et ikkagi maailma elanikkonnast 60% istub siin juba sotsiaalmeedias igapäevaselt, on ju, noh, nii-öelda siis noh, nii-öelda siis ei ole see kliendini jõudmine ei ole kuigi keerukas, kui sa nendel platvormidel nagu toimetad, aga noh, ütleme küsimus on ju ikkagi selles, et see idee või see, millega sa nagu tähelepanu püüad või paned seda kliendi pead pöörama, on ikkagi esmatähtis. Ehk et noh, nii-öelda see tähelepanu nii-öelda ja keskendumisvõime on ikkagi nagu ajas niivõrd palju muutunud, et noh, nii-öelda kui me nagu võtan isegi ajas tagasi, et noh, et kui me siin 10 aastat tagasi noh, nii-öelda tehti noh, see on jälle sektori spetsiifiline mõnevõrra, aga noh, ütleme siin telereklaame või videoproduktsiooni tehti siis 45 sekundit oli nagu reegel, noh siis täna öeldakse, et noh, et ikkagi nagu selline 5-15 on juba brändi reklaamiks nagu piisav, et noh, nii-öelda, et või noh, et ütleme see intensiivsus, see peab nagu olema nagu sellest esimesest sekundist nagu nii catchy juba, et sulle ei anta lihtsalt armu, et jõuda kliendini, et noh, nii-öelda see teostus ja maailm on, või noh, et teostus on nii oluline ja maailm on niivõrd palju ikkagi nagu muutunud intensiivsemaks, et ja noh, ma ütlen, et paratamatult noh, nii-öelda me oleme jõudnud sinna, kus sa pead olema selline avangardistlik mingites, ka nendes kõige traditsioonilisemates sektorites, et noh, ma ei tea, vaatame noh, see paistab igalt poolt välja, et selle traditsioonilise mudeliga noh, nii-öelda sa jääd nagu ikkagi noh, et sa ei ületa seda finišijoont esimesena. Et noh, mis iganes näiteid me siit toome, et ja noh, ma ütlen, et vaatasime siin just hiljuti neid Kuldmuna nominente ka, et kes sel aastal siis nagu justkui on siis nomineeritud, et sa näed ikkagi, et ikkagi nagu järjest jõulisemaks, järjest värvilisemaks, järjest selliseks avangardistlikumaks on need lahendused läinud, mis on äärmiselt nagu justkui nagu positiivne, et noh, meil on justkui, me oleme välja murdmas sellest minimalismi, teatud mõttes sellisest skandinaavialikust minimalismi mudelist ja noh, liikumas natuke nagu võib-olla sellise noh, ma ei tea, siis Hollandi, ma ei tea, Suurbritannia, võib-olla ka Lõuna-Korea mingitesse nagu mustritega nagu hakkame nagu rohkem nagu haakima, kes nagu tegelikult meil nagu seda suunda nagu näitavad, et see on nagu positiivne. Ja noh, ma ikkagi nagu julgustaks veel ettevõtteid nagu justkui nagu seda nagu mõttemalli nagu rakendama. Et me oleme noh, nii-öelda me oleme selline natukene aeglane ja põhjamaine ja nagu mingitest mõttemustritest juba nagu noh, nii-öelda justkui nagu läbi immunud ja aga noh, tänapäeva maailm nagu nõuab nagu noh, nii-öelda seda pisut enamat. Aktiivsemat rolli. Aktiivsemat jah, ja ütleme selles mõttes jah, et ebatraditsioonilisemat, et
omatud meedia, teenitud meedia, makstud meedia, kas seal on sul mingid printsiibid, et mida sa eelistad ja mida sa pigem ei eelista? No see sõltub jälle väga palju nagu selles mõttes sektori eripärast. Täna nii-öelda kindlasti ma ütlen see omatud meedia ja makstud meedia on paratamatult seal meediamiksis nagu sees. Ehk et kui me räägime nüüd sellest sotsiaalmeedia platvormidest ja sellest mõjust, et sinna nii kurb looline kui see ka ei ole, et sinna sa pääsed ikkagi nagu täna nii-öelda, et kui sa tahad nagu tulemust saada, siis sinna sa pääsed ikkagi täna ainult raha eest. Ja nii-öelda sektori iseärasust arvestades seda, mis ma just rääkisin, et nii-öelda kliendi ostuotsuseni jõudmine võtab aega, siis seda aega, põhjalikkust ja seda sa saad selles omatud meedias ehk et nii-öelda oma meediumis dikteerida natuke seda. Kas sa teed ise klassikaliselt, mitte ise, aga nagu oma meeskonnaga sotsiaalmeedia sisu või see on ka nagu väljast ostetud? No meil on ikka partnerid seal, ehk et see maht on ajas kasvanud ja kas see tulebki sellest, et ei ole, et endal on oma meeskonnaga liialt palju muid nagu tööülesanded, et ei jõuaks sellega või on see kompetentside küsimus või on see mõlemad? Pigem on see ikkagi nagu aja ressursi küsimus ehk et me oleme ikkagi nagu hästi efektiivselt toimiv just selles mõttes, et nii-öelda meeskonnana, et me üritame ikkagi nagu ja ütleme, seal on ka nagu mingisugused need kompetentsi iseärasused, mis kindlasti on nagu kaval ikkagi viia nendesse kompetentsikeskustesse ettevõttest välja, et ilmselgelt sa näed seda nagu, et sellisel rohujuure tasandil nagu nii-öelda siin digitaalmeedias nii-öelda mingite uute lahenduste rakendamine käib, et kui sa orgaaniliselt üritadki sinna jõuda, siis see võtab, sa jääd lihtsalt teistest maha. Suunamudijad on teema, ei ole? Nendes piirnevates asjades, mida sina oled nagu teinud, on seal? On kindlasti teema, see trendsetterite värk, kui nii võib öelda. Ja jah, ma ütlen ka lahutamatu turunduse osa, me oleme seda videoproduktsioonis aina enam ja enam kasutanud. Sa mainisid mõningaid mõõdikuid, kas sul on mingid väga selged mõõdikud, mida sa oled endaga alati nagu elus kaasas kandnud, eriti turunduslikud, mida sa kindlasti alati tahad nagu joone peal hoida ja jälgid? Ikka selline kõige traditsioonilisem on ikka see brändi tuntus, reputatsioon, siis on ikkagi konversioon, nii määrad, mis puudutab seda, et nii-öelda, et need on nagu justkui lahutamatud osad juba, et mis, ma ei tea, kaasaegse turundusega peab nagu kaasas käima, et ega see nagu mingil, sõltub jälle selles mõttes ettevõtte suurusest ja spetsiifikast ja meeskonnast, aga need ma olen nagu prioritiseerinud kindlasti ja neid me jälgime siin. Kuidas sa klientidest aru saad või otsid seda informatsiooni, et aru saada, mida kliendid nagu ootavad? Jällegi see on eraäris on, aga klient on klient, eks ole, et kas on mingid viisid, mis sind on alati aidanud, kuidas sa nagu vaatad, lähened sa osad, ütleme, et nagu kinnisvara valdkonnad või kindlustus ei ole siuke nagu vaatlev valdkond, kuigi mingis osas on, et sa saad ju vaadata neid hooneid, mis on tehtud ja kes seal siis nagu liiguvad ja nii edasi, aga et mis see lähenemine sul on? Kui sa vaatad nagu, ütleme selles mõttes, et ikkagi nendes kohtades, kus sul on andmebaasid ja kus sul on olemas kliendi data, siis sealt saad need käitumismustrid ikka tegelikult väga hästi nagu välja raalida. Et seal, kus nii-öelda võib-olla seda kordusostude osakaal on nagu väike, et seal sa pead ikkagi nagu üritama kas selle minimaalse data pealt teha mingid järeldused, et ilmselgelt sa saad mingisuguseid demograafilisi profiile ja selliseid demograafilisi või mingisuguseid mustreid sealt välja lugeda, aga teine pool on ikkagi väga palju see, mis klient sulle nagu ikkagi tagasi peegeldab, ehk nii-öelda need rahulolu küsitlused,
noh, kõikvõimalikud ikkagi intervjuud on ju, ütleme selles mõttes nagu konkurentide kaardistamine, konkurentide külastamine nagu selline, et sa noh, nii-öelda oled sellel turul toimuvaga ikkagi nagu väga hästi kursis ja noh, nii-öelda saad aru, et noh, et milline klient kus liigub ja milline on tema nagu justkui see mõttemaailm ja milline on tema nagu huvi, et kuhu ta selle teraviku on seadnud, et õnneks jah, et mõtlen, see sektor, kinnisvarasektor õnneks on jah, täna võib-olla selles mõttes ikkagi kõik hoiavad nagu heas mõttes uksi lahti ja tänu sellele ma usun, et see sektor on ka nagu teinud nagu väga ilusa arengu, et noh, nii-öelda see toode, mida ikka kliendile pakutakse, see piltlikult öeldes ikkagi täna ületab kliendi ootusi. Kas persoonad, kliendi teekonnad, kas see on viis, kuidas sa praegu klienti profileerid või oled sa siukses ikkagi klassikalises veel sotstemmis, mis on küll alus persoonale, aga ei, see on, persoonad on ikkagi igas selles briefis meil nagu kaardistatud ja ära loetletud, et kui me tootega nagu turule tulema, et noh, see on esmased ja teisesed ja nii-öelda need sihtgrupid persoonal tasandil on kõik lahti alati. Aga sa oled need ise nagu välja töötanud oma nagu sihukestest teadmiste pagasist, mis teil ettevõtte sees on või oled sa mingit kasutanud ka kolmanda osapoole abisid selleks või? Me oleme keskendunud jah, sellele võib-olla selle historic datale siis või noh, selle olemasolevad, sest noh, ega noh, meil on ka ju, olgem ausad, noh, täna ikkagi juba nagu kliendile on ju, lõppkliendile on üle antud selle ajaperioodi jooksus üle 2000 korteri uue kodu, ehk et noh, sealt juba tekib ilmselgelt mingisugused noh, ma ei tea, esiteks nagu käitumismustrid, kogu see teenindusloogika ja sealt tulenevalt ka nagu ilmselgelt nagu ootused nagu toodete suhtes, et noh, ikkagi mis nagu kliendile meeldib, mis ei meeldi ja kuhu on nagu suundumused, et. Kas sulle turundajana persoonad meeldivad, on sellega lihtsam nagu partneritele või ka ettevõtte sees nagu teha selgeks, et kellele me siin midagi suuname versus siis klassikaline seesama segmenteerimine, eks ole, selle peal olev nagu sihuke noh. Partneritele kindlasti. On lihtsam, eks ole, selgitada. Palju sa tehnoloogilist sellist noh, baasi kasutad turunduse tegemisel? E-maili turundusplatvormid, igast muud asjad, et kas seda tehnoloogiat on tulnud ka rohkem sinu igapäevasse töölaua peale? Absoluutselt, ehk et noh, tehnoloogia meie majandust ja ettevõtluskeskkonda nii nagu ruulib, et noh, nii-öelda see on, need on need erinevad keskkonnad, need on need samad mainitud e-maili turundusplatvormid, rakendused, noh, ei saa üle ega ümber sellest AI-st ehk et tehisajust ja noh, see on see, millega sa pead nagu ajaga ikka nagu kogu aeg kaasas käima, et noh, sa pead nagu testima, noh, paratamatult aeg on jälle on selline kriitiline ressurss, et noh, nii-öelda, et see maailm areneb seal nii kiiresti, et noh, nii-öelda kõigi nende võimalustega ei jõua nagu kursis olla, aga noh, nii-öelda üritad ikkagi nagu hoida nagu kätt pulsil ja rakendada. No lõpetuseks ma tahangi küsida selle tehisintellekti kohta, et kuidas see su elus on ja just nagu töölaua peal, et millega sa seal katsetad ja kas sa nagu eeldad või ootad juba partneritelt ka sellega midagi tegemist või pigem oled konservatiivsem selles osas? Või ma näen seda, et partnerid seda kasutavad aktiivselt, ehk et see ei ole midagi selles mõttes enam midagi, mida nagu avastatakse, aga see on juba sellesse rakendusfaasi nagu väga jõuliselt ennast nagu sisse söönud ja edukalt rakendatakse. Noh, mõtlen võib-olla isiklikul tasandil kindlasti on nagu arenguruumi, et noh, nii-öelda kõigi nende platvormidega ennast nagu kurssi viia, et seal nagu selles mõttes seda apetiiti on rohkem kui täna võib-olla nagu seda võimekust võib-olla ja võib-olla seda aega, et siin sellele territooriumil nagu aktiivsemalt minna, et see on võib-olla just nagu see noh, jälle selline natuke paradigma, et
tahaks seda nagu rohkem oma laual ja oma selles töökeskkonnas võib-olla nagu rohkem näha, kui ta on, kui teda on. aga noh, kindlasti on selles osas nagu jätkuvalt on ka nagu mingisuguseid eelarvamusi, et noh, nii-öelda kui me räägime siin ikkagi nagu sellest justkui nagu sellisest noh, ma ei tea, sellisest empaatiast ja mingitest teeninduslikust aspektidest, et noh, nii-öelda mida paratamatult sellise noh, nii-öelda noh, inimeselt inimesele turunduses nagu tehakse, et noh, seal kindlasti on ka võib-olla need käed on natuke veel seal nagu lühikesed. aga kas sa nagu arvad, et see tehisintellekt on selline nagu noh, digimeedia tulek oli meil või sotsiaalmeedia tulek oli või on ta lihtsalt üks mingi tööriist või on ta niisugune fundamentaalne muutus turunduse mõistes praegu nagu lähiaastatel tulemas või pigem mitte, mis sinu nagu nägemus on sellest? Kindlasti on ta fundamentaalne, aga ma usun, et täna ikkagi nagu tegelikult justkui nagu veel nagu otsib nagu kohta selles mõttes nagu selles maailmas, et kõik need tehnoloogilised rakendused, mis on tulnud ja seal on ka tegelikult olnud ju nagu mingisuguseid noh, nii-öelda mingisuguseid kohti, mis on nagu ülehinnatud olnud, et noh, nii-öelda et öeldakse, et noh, see nüüd muudab nagu selle maailma kardinaalselt, noh, tegelikult seda ei ole nagu juhtunud, et noh, nii-öelda ma usun ka, et nad selles tehisintellekti puhul on see sama moment, et täna nagu nii-öelda see toimub nagu selles mõttes nagu see paika settimine, et kus ta tegelikult ikkagi nagu selle oma väärtuse lõpuks genereerib ja noh, nii-öelda selle kõigi nende rakenduste joone alla peab ju tekkima ka mingisugune number, ehk et noh, nii-öelda investorid, kes sinna raha on pandud, on ju noh, tahavad päeva lõpuks nagu nii-öelda selles mõttes nagu sealt ka lõpuks hakata selle pealt teenima, mis tähendab seda, et noh, ma ei välista, et nende rakenduste hind ajas kasvab, on ju, ja siis tekib juba jälle küsimus nagu teenuse ostjal, et noh, nii-öelda kust maalt on nagu põhjendatud selle rakenduse, et kui palju sa selle eest nagu siis ise nagu saad selle hinna eest, mida sa nagu maksad selle teenuse eest, et ma arvan, et see nagu noh, nii-öelda väga klassikaline sellise tehnoloogilise laine noh, nii-öelda teema, et noh, nii-öelda alguses ta buumib, siis ta jõuab sinna kuhugi tippu ja siis ta teeb nagu siukse väikse nagu sellise jõnksu alla ja jääb siis pidama mingisugusel platvormil, et elame-näeme. No suurepärased mõtted, aitäh Tambet, et leidsid aega meile oma nägemusi edastada ja igal juhul oli väga huvitav sinuga vestelda, et aitäh, et tulid. Jah, loodame, et kuulajale jäi midagi kõrvade vahele. Kindlasti jäi ja tänan kõiki kuulajaid, vaatajaid ja näeme järgmises episoodis.